Karin, sul nina punane on. Ma tegin tööd. Näed ise. Nii, tere taas, kallid kuulajad, tere tulemast kuulama Kolmikpauk podcasti. Mina olen Martin. Mina olen Kauri. Ma olen Tess. Ja täna on meil ka podcastis külaline. Ja külas on siis Eesti parim 4 ratta peal koomik, daamid ja härrad, teie ees Janar Peterson. Tere, Janar. Tere. Tänud kutsumast. Üli ma olen jah teie esimene külaline siis. Me kaotasime, meie podcast kaotas külalise süütuse praegu. Okei. Ma ütleks, et mul on nagu au siin olla, au teie esimene külaline olla, aga nagu kui te jõuate 100. episoodini, siis ma ütlen, et tegelikult oli nagu päris lahe, et ma olin esimene. Aga praegu on siuke tead. Ja ei, Tessil tuli see mõte vist, et... Mina ütlesin, et Janar peaks olema meie esimene külaline sellepärast, et tänu Janarile me ei teeks seda podcasti, sest et tänu Janarile me ei oleks võib-olla kohtunud. Jah, Janar Peterson on siis põhivend, kes on korraldanud tuuri ligipääsetav stand-up. Selle eest me oleme talle surmani tänulikud. Nii morbiidseks kohe alguses. Ja kohe peaks persse. See jah, väga tore. Mul on hea meel, et saate teha showsid, aga nagu lihtsalt konteksti sattusin kohta, kus räägiti, et võiks projekti teha. Panin sinna, et ligipääsetav ja küsisin ChatGPT käest, et kõik asjad, mis on seonduvad ligipääsetavusega ja siis panin projekti kirja põhimõtteliselt. Tegelikult, mitte päris, aga nagu veits. Et selles suhtes õnnestus saada ja ju siis pidi nii minema. Ja tänu Janarile on siis koomikud, kes on aasta aega stand-upi teinud suurtel lavadel. Või vähem. Ma just hakkasin tegelikult kodus mõtlema, mõtlesin, kurat, mis see esimene show oli, mis me koos tegime? See oli ju laagri show. See oli must. Ei, nagu üldse. Üleüldse. See oli nagu laagri show ja nagu enamus, okei, ta oli natukene võib-olla naerda, aga tegelikult see oli nii shit show, see oli raske. et nagu mul ainukesena oleks päris hästi. Ei, mulle öeldi ka, et sinu esitus kandis. Okei, no see on ka siuke hea kompliment. Aga lihtsalt hakkasin mõtlema, et kurat, ma olin nagu nii palju parem kui teie siis. Et tere, te olete nii palju paremaks saanud, sest et enam nagu meie vahe ei ole nii suur. See on väga pettumust valmistama minu jaoks. Lihtsalt viskasid endale kaikaid kodaratasse praegu sellega. Ei, no on nagu... Enne mul oli nagu ikkagi hea tunne, et aitan välja, aga nüüd mul ülejäänud show on vaikus ja sa saad lõpus minna ja rahvas aplodeerib. Näidata, kuidas asi käib, aga... Nüüd sa kuuled kõigile aplaus, mida? No nüüd on jah, kuidagi kõik on nagu liiga head, piisavalt head. Kauri räägib, kuidas tal on 2 tütart, rahvas plaksutab. Jah, see ongi aplausi väärt, Ega tegelikult on ju väga tore, siuke oma alustav seltskond, uus laine nii-öelda siis võib nii öelda. Ja käime koos toredasti, üliäge on. Kui see podcast välja tuleb, siis meie tuur veel käib. Meil on vist oma jagu veel tegelikult minna. Ja, mis meil olid veebruaris nüüd? Meil on pooled showd alles teha. Nagu meil on tehtud 18 showd. Meil on tegelikult 32 veel teha. Mis kohad meil veebruaris tulevad? Veebruaris meil on, me oleme Vaste mõisas. Vaste mõisa. See on Viljandi külje all. Jah. Mingi kirjutasime algus valesti ka selle. Paneme Vaste mõisa. Ja siis mingi Pihv kirjutasin, kas ikka, mis on... Ma sain ütle kohe, et valesti on kirjutatud, siis nagu, mida sa keerutad, nagu ütle, et sa oled loll, sa ei oska kirjutada ja ma parandan ju ära, mitte ära hakka mulle sinna vihjeid panema, et mis seal siis, vaatame, mis tähed on ju. Ei, ta ütles kuidagi niimoodi, et kas Vastemõisa vallas, aga Vastsemõisa kultuurimajas või kus kohas see üritus nagu soovitus kõikidele, et kui nagu te näete, et kuskil on valesti kirjutatud, siis te ütlete, et kuule, see on valesti kirjutatud, mitte ära hakka mingisugust äraarvamismängu mängima. Eestis on ju hästi palju neid kohti ka, mis on nagu vast see või vaste. Minust vast see kõlabki paremini kui vaste. Tõsi? Aga ärgen, jah. Ühesõnaga, seal on show Viljandi lähedal, siis on Kärdlas. Väike-Maarjas oleme vist minu arust. Tormas. Ja siis on veel minu kodukanti. Valgas ja Aakres.
ma varem ei teadnud, et Eestis siuksed kohad on, aga tänu sellele tegelikult ma saan veebruari kuupäevad. Ei, aga no päris paljud tegelikult on ikkagi tuntud kohad, on ju, aga mingisugune Torma ja Aakre tõesti ei ole nagu... Ma ei teadnud, mis asi Laekverega on. Okei, seda ma ka ei teadnud ennem. Aga... Hiiumaal meil tuleb laager päris, on ju. Airbnb's sauna tegema. Sõbrapäeval. Naine on kindlasti õnnelik. Et kui tahate Kärdlas naist viia prestiižsesse kohta, öelda, et kurat, musi pingutasin, et pileteid saada, siis show on tasuta, aga siis olge kiired, Sõbrapäeva teit ma nägin vaeva. On, 14 veebruar. Lähme kuulama. Seal on, kuule, kas on nagu midagi nagu sobilikumat sinu armastuse päeval kui armastuse maleva Rivo või? Koomikud, kes lihtsalt tulevad ja räägivad oma riistast sulle. Ilusad sõbrapäeva. Ei, selles suhtes, et on tore, et kõik teised olete ka nii heaks saanud, et meil on nagu päriselt vahet ei ole, kes mis asja teeb, on ju. Enam-vähem. Ma nagu kardan seda, sest see praegune tuurisett on saanud enam-vähem paika, on ju, rahvas nagu naerab, mis on hästi ja nüüd on nagu paanika on see, et kui on vaja kunagi mingile järgmisele tuurile minna, et kas siis nagu tuleb üldse materjali vaat. Sul kindlasti tuleb ära üldse muretsu. Ma arvan, et see on ka nagu stand-upis nii levinud probleem, et iga koomik, kes lõpetab tunni ära, mõtleb täpselt sama asja. Nüüd ei tulegi. See sa viskad ju need kõik naljad viskad sahtli põhja ja jäävad sinna. Ja siis lihtsalt järgmine tund tuleb, järgmine materjal, siis tuleb veel parem tegelikult. Sellest on natuke vaata kahju, sest stand-upis sa ei saa ju uuesti vaata midagi teha, et sa teed midagi väga ägedat ära, teed tuuri ära ja see ongi kõik, see on läinud. Publikuna ka vahest käid stand-upi vaatama, siis mõni koomik teeb mingi vana nalja, vaata mida sa, väga vana nalja, mis just kui on aegunud, vaata nende mingi esimestest tuuridest, aga sa tead ja siis ta teeb oma naljad, mõtled, et aga see oli juba. Ma nagu maksin 30 € piletist, et vana nalja kurat või? No ma ei tea, meil Haljalas ka näiteks üks koomik tegi 7 aastat vanu bitte ja need kõik naersid ju. Nojah. Mina see ei olnud. Aga nagu selles suhtes, vaata vahest saad aru ka, me oleme ise ka nagu selle tuuri käigus, vahest proovid mingit uut nalja, on ju. Sa teed tuuril ühe korra selle nalja lihtsalt proovid. Ja siis suht ebaaus ongi see, et siis nüüd ei või kunagi teha seda enam või. Et see on tehtud siis või? See on jah hea, et vaata sõbrad küsivad, et kus sa siis tuuriga, kus te käite värki-särki, siis sa need kohad, siis on nagu see, et sinna võiks tulla, ma ütlen, sa käid ühel ära, et tuuri naljad on kõik täpselt samad, enamasti. Need on, mis mõttes on, aga see on ju üle Eesti, et me nagu iga kord uus koht, need inimesed ei tea ju, et nagu rahvast on ikkagi. Üks vend, kes Mustla esimesel show'l käis meil, ta on vähemalt 2 kohas veel olnud ja iga kord erineva naisega ka. Ta käib erinevalt naistele näitamas. Aga samas ongi hea, kui viia naisi, vaata kurat, jälle sama teemat. Aga sa tead, et see on hea show, vaata, see on kindla peale minek, sa juba tead nalju. See on vaata see, et naisel, nüüd tuleb pants, vaata, oot, nüüd, ja nüüd tuleb, vaata, siis ei saa. See on umbes nagu sa lähed kinno teidile, aga mees on juba filmi 5 korda näinud, vaata. No ta peabki ennem vaatama, sa ei saa vaadata. Naistel on küsimusi. Tõsi. Aga ei, selles suhtes, aga nagu nii, mul on ikkagi tuttavaid, kes käivad ikkagi nagu mitmendat korda, ütlevad, et tegelikult, sa saad ikka naerda seal ja see vibe, mis seal on, see publik nagu annab ju ka pool show'st juurde, et kui sa käid vaatama, sul ei ole nii publik, sa lähed teise kohta, sul on nagu, publik naudib lihtsalt nii palju, sa naudidki koos nendega, isegi kui sa tead neid nalju, on ju. Muidugi see tuuriset kindlasti, tuuri algus versus tuuri lõpp on ka kindlasti erinev, et ma kujutan seda arengut on ka kindlasti näha settides. Aga me oleme siin ise rääkinud, kuidas me ise stand-upi juurde jõudsime. Janar, kuidas sina stand-upi juurde jõudsid üldse? Mina, jah. Väga huvitav küsimus. Polegi sellele kunagi ennem vastanud. Ei, tegelikult ma olen ikkagi nagu väga pikaajaline stand-upi fänn. Ma arvan, et ma käisin esimesena mingi Sandri 3. või 4. tundi vaatamas. Ja siis lihtsalt olin pikka aega fänn ja siis mõtlesin, kurat, võiks teha ise ka, päris pull oleks teha, ratas, tooli stand-upi. Aga mis moment see oli täpselt? Mis moment see oli, kus sul tekkis see mõte, et tegelikult tahaks ise ka?
tegelikult ma arvan, ma käisin vaatamaski mingit open mic'i üks kõiges, vaata. Ja siis ma nägin, Johannes oli seal. Üks kõiges. Jah. Dan ütles kõige ligipääsetav open mic'i. Mis nad tegid, lihtsalt lükkasid? Ei, selles mõttes jah, et nagu konteksti inimestele, et ükskõik on siis baar, mis ongi nii keldris, kus viivad trepid, mis ei ole loogilised. Hästi kitsas ja hästi järsk on. Dan lihtsalt, siis Daniel Weinbergs lihtsalt enda kuskil ajus arvas, et kurat, see on ju päris hea. Aga ühesõnaga ma esin vaatamas selle, siis Johannes tegi mingid sotsiaalasjade kohta mingid naljad, kõik sotsiaalasjad on halvad, sotsiaalasjad, ja siis ma nagu, kurat, see premis on juba nagu nii halb, sest nagu mu sotskorteriüür on Tallinnas 20 eurot. Nagu kuidas, noh, siis mõtlesin, et tead, paika peaks ka tegema, proovima. Aga nagu võib-olla lihtsalt ütleks siinkohal seda, et kui sa käid vaatamas koomikut open mic'il, siis no ükstapuha keelel võib nagu all materjal olla, et ära nüüd lase ennast petta ja mõtle, et tegelikult ongi nii halb ja ma teeks palju parem. Kui ta ikkagi nagu oma päris materjali teeb, siis noh. Samas see on see, kuidas Kauri vaata stand-up juurde jõudis, käis Mökus open mic vaas, vaata, nii siit ongi või siis mõtlesid, ma oskan ju paremini. Aga jah. No jah, aga karm tõsiasi on see, et sa võid sattuda sinna ühel sital õhtul lihtsalt, on ju. Ja siis sa vaatadki, et aha. Sest et kui see kord, kui mina läksin tegema ja siis ma vaatasin seda esimest poolt, kuidas kõik killivad, noh. Ja siis oli ikka junn jahe. Aga ei, selles suhtes ma vaatasin, siis ma nagu kogusin pikka aega nagu ma ei tahtnud töö kõrvalt seda proovida, ma mõtlesin, et ma pean ikka vaatama, ta on ikka, et perfektne oleks. Ma saaks nagu kohe minna, et ma oleks valmis seda tegema. Ja siis ootsen vist mingisugune aasta aega veel. Mis su esimene set oli, kas see on praegu sul kasutuses ka või? Ja, mul ongi see sama, mis mul closer on. See oli mu esimene set. See nii-öelda? Jaa, okei. Ja. Sul muidugi on võrreldes teiste alustavate koomikutega väga teistsugune nagu stand-upi teekond olnud. Et noh, sa olid ilmselgelt, nagu ma arvasin alguses väga hea kohe, nagu müstiliselt hea. See oligi mu plaan, et ma nagu, no, see on siuke kahe otsaga asi, vaata, ja ma tegelikult ootasin nii kaua aega teha. Ma oleks võinud varem teha, aga ma ei tea, mul oli mingi mõte, et ma tahan nagu 100% valmis olla, või noh, mitte 100% valmis olla, aga nagu ikkagi ikkagi olla pühendunud ja minna nagu kohe päriselt seda tegema, mitte proovida teha, on ju. Nagu mina. Eks ma arvan, et see ongi pigem siuke tavalisem asi, et sa lähedki proovima lihtsalt. Nagu... Sama see mõtle, kui sa ratastooliga lähed sinna, siis esimene aasta pommid lihtsalt, iga maik pommid ja siis ütled peale pommimist, ütled, jõu, kuulge, pange mul kaldteed paika, ma tahan nüüd minna. Ei, eks mul oligi see plaan ka, et nagu ma pean näitama ennem, et ma olen nagu piisavalt hea, et inimesed oleks okei, nagu noh, vaatame, et äkki saame talle midagi mugavamaks teha. Et kui ma nagu lihtsalt oleks seal pommimas käinud, siis tõenäoliselt oleks siuke, noh, lihtsalt, need see tüüp käib ka vahest tegemas, on ju. Mul on küsimus, kas tänu sinule sai Möku selle kaldtee või? Ma arvan, et see teisedki puudega inimesed on kurtnud, et oleks tore joomas käia seal, kui sisse saab. Et selles suhtes minul ei ole see vaata probleem olnud, nagu ma mingi aeg oli seal midagi, siis ma sain sealt ennem niisemaga üles, on ju, kuidagi abiga. Aga nagu ma ei ole viitsinud hakata nõudma mingit Eesti kohtadelt, et tehke nüüd ligi pääsetavaks, et muidu ma ei saa sisse. Sest noh, see on ka suht siuke veits imelik asi, mida nõuda. Et kui nad tahavad seda teha, väga tore. Aga nagu noh. Ma lihtsalt mõtlesin sellepärast, et sa olid selles videos, vaata, selles reklaamivideos. Selle me lambis tegime, ma vaatasin, sinna tehti see kaldtee, siis mõtlesin, ma pean nagu midagi selle kohta tegema. Ma mõtlesin, et sa seisid selle eest, et tehke nagu Möku ligi pääsetavamaks. Minu arust on veits imelik nagu minna nõuda seda, et ma saan selle palve teha. No tõsi. Aga nagu noh, ma saan aru, et oleks tore teha igal poole kaldteed, aga reaalsus on see, et kui me ehitame mingi majja kaldtee mingisuguse baari pärast, siis keegi ei garanteeri, et see baar seal aasta pärast on. Siis me ehitasime lihtsalt kaldtee mingisuguse suure raha ees kuskile suvalisse majja. Sellepärast, et üks vend oli nagu, mul on vaja sisse saada. Jah, aga selles mõttes siis panin aasta aega ootasin või
mõtlesin niisama, siis panin ennast lõpuks kirja ja siis aasta aega kogusid ja mõtlesin. ma arvan, ma üritasin mingeid asju kirjutada, siis ma vahepeal võib-olla olid mingid muud tööasjad, aga siis lõpuks, eks ma ikka ei olnud kunagi nagu päris valmis, ikkagi lõpus ei ole päris valmis, vaata, ikka mõtled, et tahaks teha, aga siis ma panin endale kuupäeva kirja vähemasti ja siis proovisin nii hästi kui palju võimalik oma see set läbi harjutada ja kas te hakkasite Kauriga suht samal ajal vist või? Rivo hakkas minust mingisugune 6 aega varem ja Kauri hakkas 6 aega hiljem mina olen augustis, te hakkasite suve alguses. mina hakkasin juulis. Jah, Rivo hakkas juulis. Sa hakkasid augustis, nice. Et selles suhtes, no suve on jäsuke mõnus aeg, millal alustada. Et siis tuleb häid mõtteid. Huumoriklubi koomikud ka on tuuril ja jah, siis on open mic'idel on spotte. Kuule, aga ühesõnaga Rivo on meist kõige kauem teinud siis ju. Aga see on nagu no ta on nagu tehniliselt on mitte isegi see, et ta isegi mitte see, et ta nagu kõige kauem teinud, vaid ta on nagu kõige rohkem ka teinud nii palju, vaata. Jah, lavadel. Et see, kui palju maike ta on teinud, on ikkagi seda on näha ka, et ta on teinud tema nagu arengus. Ta on nii, jah, tunneb ennast nii mugavalt seal. Kui Janar on ainuke inimene, kes on kuulanud, või mitte ainuke, ma tean vähemalt, et Janar on kõik osad ära kuulanud, meie eelnevad osad. Kuidas sa neid siis kommenteerid? Podcast'e, okei. Janar on sadu. Jah, mul esimene osa oli väga hea, tundus, et teises osas olite natukene väsinud. Ja purjus. Rohkem väsinud. Ja noh, vaatame, kuidas see kolmas osa tuleb siis ka. Ei, kolmandas osas me üritasime struktureerida paremini ja poistel tuli isegi. Või 4. osa või 5. osa või mitmes osa see on. Me tegime isegi päris küsimusi ja päris teemasid, see läks päris sügavaks lõpus. Kusjuures mul ema isegi ütles, talle nagu meeldib siuke vaba vorm, vaata. Et mõnus kuulata, vaata siuke vaba aine. Jah, aga samas meil üks number 1 open mic'ide fänn Simo kirjutas, et meil on hästi kaootiline podcast. Simo teab, Simo on kõrdi kõik podcastid ära kuulanud ka ju. Ei nagu Simo peaks saama küll nagu stand-upi mingisuguse medali, vaata. Peaks küll, jah. No naisega koos. Need on, kes pildistavad või? Jumal tänab teid nagu. Ainukesed pildid, mis stooridesse lähevad. Päris fänne ei ole. Kui sa tuled nagu stand-upi tegema alguses, teine open mic ja siis teed, Simo teeb sust pildselt nagu tere, mis ta olengi tipus. Ja nad leiavad su Instas üles. Ei, kindlalt leiavad. Aga samas nad on nüüd juba nagu nii tuttavad ka, et kui ma näen, et Simo oma naisega on publikus, ma olen nagu omas kodus juba, vaata, nagu jõululauas. Tuttavad, vaatavad vastu. Vaata, Simole tead, kurat, kas Simole see uus nali meeldiks või? Jah. Rihvid Simole ainult lõpuks vaata kellegi teise naerikoti. Nad annavad üsna konstruktiivset kriitikat ka ikkagi, kui nad on... On, jah? Jaa. Mis nad sulle öelnud on siis? Ma ei mäleta enam. Aga see on üsna konstruktiivne täiesti. No pigem ütlevad seda, et kuidas laval läks. Võib-olla rohkem Simo kommenteerib nagu naljastruktuuri ja neid, aga naine kommenteerib tal seda, kuidas nagu laval see esinemine on. Kuule, mulle pole nad küll mitte midagi muud öelnud, kui ainult seda, et kas täna midagi uut ka on. Alati Simo on kohal, siis peab midagi uut tegema. Muidu... Ei, aus nagu... Noh, kaua sa seda ühte asja teed, noh? Kaua sa oma paadist räägid kauda, tule välja sellest. Simo on just mingi 10 korda mu paadi bitti kuulnud. Kahjudest lausa. Nii fun. Kus te ise siis arvate, et selle podcastiga läheb teil? Ma ei tea, suht üles meiega läheb. Me tegelikult alguses mõtlesime. Kõik vaatavad mulle otsa. Kuulan seda 2 osa ja kuulan Tess ikka peab nii palju monteerima ja lõikama seda Tess. Ja nüüd lõpuks monteerib Kauri. Kauri monteerib. Ei, sest et alguses oli plaan see, et mina monteerin, sellepärast et need asjad, mis me välja lõikasime, olid sinu eraelu. Minu eraelu. Aga selles suhtes ma ütlen ära kohe ka, et nagu naised ei sobiks elu sees enda asju monteerima, nagu sa ei suuda otsustada ju, mis see näeb. Ei, ma teadsin täpselt, mida välja lõigata, aga ma ei osanud seda programmi kasutada, mul jooksis arvuti kokku ja siis ma andsin Kaurile selle üles anda. Siis Kauri läks ema mängur arvutisse seda editi. Ei, aga nüüd me ei editi mitte midagi välja enam. Ma sain aru, et nagu, meil läheb nii lappesse, keegi ei saa aru, mis teema meil on. Me peame ikkagi jätma kõik sisse. Jaa, et minu teha on sotsiaalmeedia ja Martin teeb... Ma olen ilus. Jah, ta teeb ka midagi. Ei, selles suhtes jah, tore. Ma olen hing.
tore, et teil nagu asjad on ära jagatud vähemasti. Ei, Martin hakkab sponsoreerima varsti. Martin hakkab sponsoreerima, oma džinniga. Mis te tahate üldse? Mis sponsoreid te muidu otsite? Kui keegi kuulaja tahab saata teile midagi? No, jooki ikka või? Meil on vaja jooki, meil on vaja kütsi. Circle K või Alexela. Saadabki, ei, tegelikult see kütuse sponsor oleks küll hea, siis saaks nagu... Ja, sest meil on Martiniga iga kord ju sõidame siia mingi sott 50 kilta. Ja veits tuleb ja. Tulin rongiga täna. Noh, Elron saab toetada. Täna rongis kuulasin neid, ma mõtlesin nagu uue biti peale, siis ma kuulasin vanu Ari sette läbi, mingi suvetuuri ja need asjad, et mingit äkki mõtet finissi saada või midagi. Kuidagi nagu parandada enda seda setti, ei tulnud sittagi, lihtsalt naersin rongis nagu veidrik ja ei muutunud midagi. Eks teistelt mingi inspiratsiooni otsimine, ega see, kui sa aasta aega, paar aastat teed stand-up pärast, ega sul ongi enda asi, mida sa teed. Nagu see on siuke... Jah, lihtsalt see ei aita väga kaasa, kui sa kuulad teisi, tegelikult peadki enda asja otsima. Sest et sa pead ise, nagu sa pead ise enda karakter olema. Igalühel on oma nägu. Mulle näiteks väga meeldib see, et Kauril on oma karakter, sul on oma karakter, nagu need on siuksed väga, kuidas see sõna on, välja paistvad. Noh, sa saad aru, et need on erinevad, vaata, massist. Ja Eeri on ka näiteks hästi-hästi tugev karakter, et vahepeal ongi see, et ta ei pea isegi mitte ühtegi nalja rääkima laval, ta lihtsalt ongi nagu mingi teine isiksus, vaata. Aga ongi see, et kui me vaatame liiga palju teisi koomikuid, siis me hakkamegi võib-olla liiga palju nende nišše enda peale võtma ja siis ongi näiteks see, et noh, nagu hästi paljudes tagasisides oli ka, et hästi palju viskab Ari välja, et keegi kommenteeris, vaata. Aga kusjuures ma vaatasin seda, et seda juttu, et Ari viskab välja, see ongi nagu siin, kui te teete Tallinna lähedal. Et kuskile Lihulasse lähed või kuhu iganes on, ja keegi ei tea, kes Ari on. Nad ei tea, mis stand-up ongi. Ei, mina võtaks seda kui kompliment, tore. Kui see nagu vähegi Ari meenutan. Suurepärane. Et ju siis meenutab stand-upi. Janar, kes sinu kõige suurem stand-upi inspiratsioon on olnud? Nagu... Ma ei teagi. Nagu see on nagu hea küsimus. Stiililt või kes sulle nagu, noh, kes nagu sind inspireerib koomikuna kõige rohkem? Raske öelda. Ei, tegelikult kõik Eesti need huumoriklubi tüübid on ju, Sandrid, Arid, Rogerid või noh, mis me mituses ütleb, aga lihtsalt nagu noh, Ardo mulle meeldib väga, Ardo oskab väga hästi nalja kirjutada, kuuled, kui hästi on kirjutatud, et selles suhtes see on päris cool. Ja noh, naiskoomikud on ka väga inspireerivad. Ain kirjutab väga hästi. Maria on väga omapärane. Aga see on tore, mind huvitab, kuna me Eestis nagu saame üle sellest ropendamisest või kuna publik saab üle sellest ropendamisest, vaata. USA-s ei ole ju nii teema vaata. Ma ei tea, kas see Lihulas samas, nagu me saime nagu Punso kolime, selle helimees tuli, et liiga lahja on, et ikka Lihula rahvas taks kangemad. Kangemat kraami. Ma ei tea, samas nagu oli okei. Veits ütlesime ka asju, et nagu kui kanget siis see Lihula tahab nagu. Ei, minu arust nagu sellest nädalavahetusest rääkida, mis meil oli, siis väga, väga edukas nädalavahetus Lihula Laekvere show. Väga mõnusad ruumid, väga mõnus publik ja tegelikult kõigil läks väga hästi. Et väga mõnsa oli, mulle väga meeldis. Ja ei mõnus oli. Et selles suhtes mina ei tea, see ropendamise teema, tuligi see Eesti stand-up 15 artikkel välja, mind ei olnudki seal, olin mainitud enne teisine, ma olin väga pettunud. Lugesin seda, ma mõtlesin ka, et miks sinu nime ei ole. Siin skene ehitajana kirjas. No, aga Tõnis Niinemets ei olegi, et ega nad ei tahagi parimat sinna panna. Ei, no ei olnud Tõnisest, lihtsalt Tõnis teeb ka nagu, jah. Ei, no see on see, et raha loeb, vaata, et Tõnis müüb. Ja aga Tõnis, ta ei tee ju sellist stand-upi nagu meie päris. No ma ei tea, mis selle kirjutamise protsess on, vahet ei ole selles. Kas neile ette ei kirjutata? Võib-olla kirjutatakse, ma täpselt ei tea, aga ta on ikkagi väga naljakas inimene. Vahet ei ole, mis ta teeb. Proovime ise minna lavale oma väiksest riistast rääkida ja loota, et see töötab nagu, Tessi puhul siis. See väike riist, mis tal sahtlis on. No, okei.
ei, selles mõttes ma ei tea, kas te olete Tõnise mõnda ühtegi show'd nagu kuulanud ühtegi tundi või? Gümnas vist kunagi käisime. Ei, päris hea oli selles. Ma käisin selle, mis ta Kaiduga koos tegi. Kait Kalliga. Et see just ikka räägib enda asjadest ju lastest ja asjadest on ju. Et ma arvan, et tekst ise ikkagi kirjutab. Lihtsalt ta on ikkagi nagu lahe ja karakter ja andekas inimene nagu. Kui sa teatris seda vaatamas käid, vahet ei ole, mis rolli ta teeb, ta ikkagi enamus mängib ikkagi nii hästi välja, et seda olete näinud, kui see Peeter Oja tegi stand-upi või? Ei ole. Istudes. Jube igav. Vaatasin esimest 20 minutit, rohkem ei jõudnud kuskile. Peeter Oja, jah? Peeter Oja tegi mingit stand-up tundi. Nad on rohkem ongi siuke Kreisi raadio ja ärapanija tüüpi, vaata. Eks see on ka, eks nad ei saa jah, vaata päris täpselt sellest formaadist aru, et see ei ole nagu nad võib-olla seda aru, et see ettekirjutamine ka ei tööta, et keegi kirjutab sulle ette, on ju. See on nagu, aga nagu stand-up ongi see, kui sa lihtsalt lähed lavale ja räägid, vaata. Et see ongi see ehtne. Ja sa vaata, kas see ka päris see ei ole, et sa lihtsalt nagu räägid mingit igavat juttu. Plus veel see ka, et see, mis su enda peas arvad, et see on naljakas, publikule ei pruugi absoluutselt meeldida see. Et sa pead nagu leidma ikkagi selle seti nagu ülesse. Eks see on ka, kui sa oled kuulus millegi teise asja pärast, sa ei ole kuulus stand-upi pärast ja siis inimesed tulevad, oota, nüüd ta tuleb ka stand-upi tegema, et lähme vaatame, siis äkki ta on ka naljakas, on ju. Aga ega siis ei ole kõik naljakad ka, õnneks. Ei, jumal tänatud, et see nagu piisavalt raske on. Ja seda absoluutselt, et päris iga kuulsus ei saa tulla lihtsalt lavale ja lammutada. Vaata. Ma vist eelmine kord mainisin ka, et stand-upi nagu see avaliku esinemise vorm, see on üks kõige raskemaid nagu viise, kuidas meelelahutusega alustada. Stand-upi lihtsalt kõige raskem asi on see, et sa pead naljakas olema ka. Pead selle reaktsiooni saama. Selles suhtes, et kui sa võrdled näiteks teatri või millegi muuga. No jah, pluss teatris sa mängid mingid karakterid, tegelikult sina nagu iseendana ei ole seal laval, et sa ei pea. Jah, see ei ole nii haavatav. No pluss, kui sa mängid teatrit, siis sa ei mängigi publikule, sest mängid niisama, siis publik ei koti sind. Jaa, sul ei ole vaja reaktsioone. Mul on tegelikult Janarile küsimus, ma ei tea, kas keegi on küsinud sul varem seda. Kuhu sa tahad stand-upiga jõuda? Mul pole õrna aimugi, kaua ma seda teha jõuan üldse. Just Janar ütles, et ta jõudiski juba, et nüüd läheb Alexalale tegema ja siis ongi kõik. Ei, selles mõttes ega ma ei tea jah, mida. Nii kaua, kui ma jõuan ja nii kaua ma naudin teen, et selles suhtes ega ma ei ole kindel, kas tundi ma tõenäoliselt ise jõua teha üksi nagu, ma lihtsalt ei jõua nagu füüsiliselt ei pea vastu tund aega ma arvan laval. Et tegelikult see, et me saame nagu teha niimoodi mitmekesi ongi täitsa tore minu arust. Rahvale meeldib ka see, et vaheldus nagu nii-öelda. Et see 20 minti üks koomiks ikkagi on piisav vaheldus, et inimesed suudaks jälgida ja et see oleks hästi naljakas. Et vastus sinu küsimusele, et siis kui senikaua kui tahaks enne jõuda, et inimesed päris raha annavad ka. Et ei peaks Euroopa rahadest. Et ei peaks enam paketit. Ei, selles suhtes, et need Euroopa rahad tegelikult olid nii väikesed, nagu ma arvan selle projekti mõttes, et see, et me pigem oli nendest Euroopa rahadest kasu selleks, et sa andis tõuke, et seda asja teha, on ju. Mitte selles osas, et sellest rahast nii palju kasu oleks. No, oleks ma ainult Euroopa rahadest teinud, seks väga lahja tuur tulnud, nagu väga lahja. Ma käidki korra kuus laval. Meil oleks nagu juba novembris tehtud see tuur. Jah, tegelikult ongi alles nüüd see hakkab nagu hoogu koguma. Et sa näed, et sa ei pea nagu nii palju pingutama, et kuule öelda, et me oleme ka siin, et nagu kuskilt ikkagi mingi jutt liigub, et see on asi, mida võiks kuulama minna. Ma loodangi sügavalt, et see tuur annab meile mingisuguse selle stardiplatvormi, et kui me tahame järgmisele tuurile minna, mis on mingi väikse piletiga, et juba, et siis võib-olla inimesed tulevad parema meelega. Äkki kellelgi on meeles või et midagi siukest. Jaanar, kas on mõni fänn ka on tekkinud juba selle aega? Sa oled nagu väga palju laval käinud. Eks ikka vist vahest kirjutatakse. Simo on. Ei, ma ei tea Simo tegelikult selle kirjutanud, aga ma ei saa öelda, et
vist otseselt fänn, niimoodi otse mingi konkreetset fänni on. aga Tinderis on paremini läinud või? Väga vahet ei ole. Just Miikal Meemo podcastis oli ju, et seal Eesti kuradi Tinderis on kõik no-name koomikud, et nagu, mida nad veel sealt tahavad. Armastust äkki või? Mida nad tahavad sealt? Lihtsalt promod ennast, et ma olen koomik, tule vaatama või? Kauri ära tee Tinderit. Ma olen nii no-name. Vähemalt Janaril, palju sul on nüüd Instagramis followeri? Tonn või? Ei ole, nii varsti on tonn, aga selles suhtes, ega see, ma ei tea, mõtlesid, et muudab see, et sul on, mis need Instagrami followerid ka muudavad? Ei, ma mõtlesin, kus maad sa oled nagu mitte no-name koomik, et kus maad sa oled tuntud koomik siis nagu? Mingi 5000 followeri äkki või? Sealt maad juba oled tuntud. Võib-olla, jah. See tuntus pigem on see, kui sa suudad piletiga showsid müüa, mille pilet on 20 eurot ja inimesed tulevad, siis sa oled nagu tuntud koomik juba. Ei, ma seda hakkasingi mõtlema, et see followeri ei ütle midagi. Mul oleks 10 000 followeri Instagramis olla, kui keegi nagu nendest piletit ei osta, mis sellest kasu on. Ei olegi midagi. Palun olgu mul seal 100 followeri, tulge koha lihtsalt vaatama. Vähemalt tädi Maali Mustlast teab, et need poisid olid toredad ja ostan pileti. See ongi, ja Tõnu Räpinast. Meie nagu podcasti siuke põhjus ka, et anda mingisugune tugi meie siis stand-upile või? Ma sain aru, et see on rohkem nagu inimestele, kes mõtlevad, et mis nagu stand-upi see vaatenurk on meie. Ei no seda ka, aga see hoiab pildis võib-olla rohkem, ma arvaks. Meid. Ma loodaks. No me teeme midagi, mis on ka nagu seotud nagu stand-upiga, on ju. Ma lihtsalt tahtsin kuskil rääkida kogu aeg. Me saame aru sellest, et sa tahad rääkida. Jah, podcasti üks hea eeli või nagu üks asi on see, et inimesed saavad üksteisega rohkem tuttavaks. Ja ma ootasin täna terve päev seda õhtut, kus Janariga rääkida. Mitte, et me eile 2 tundi telefoni sinuga rääkinud, aga meie ei räägi enam 2 tundi. Ma ei tea, miks sa ei helista mulle tees. Ma vaatan Korea draamasid. Eile sa ei saanudki helistada, sul terve päev pohmakas lihtsalt. Jah, Janar tahtiski rääkida meile ju Ari sünnipäevast. Ari sünnipäevast? Sa ütlesid eile, et sa tahad rääkida sellest. Ma ei tea, ma ei olnud seal ju. Ei kutsutud ju. Väga pettunud olin. Sind ei kutsutud või? Ei kutsutud. Või tegelikult ega ma ei oleks läinud ka, vaata. Võib-olla oleks. Aga tead, lahe oleks ikka, kui sa oleks nagu, et kutsuti Ari sünnipäevale. Ma oleks rääginud kõigile, aga... Ma sain aru, et Riivo käis vist. Ei käinud. Ei käinud või? Õnneks mitte. Mõtlesin ka, et Rivo kutsuti. Ma olin nagu türa küll, mis siin toimub. Oota, Rivo ka ei kutsutud. Kes siis kutsuti üldse? Ari sõbrad. Päris inimesed. Ei, ma lihtsalt sellepärast, et ma nägin, et Dan pani Instagrami selle story, et nad on mõlemad Rivoga pohmas. Rivo ütles, et tegelikult ta ei olnudki pohmas, ta tuli töölt, ta lihtsalt näeb nii pohmas välja nagu. Ma olin ka üllatunud, mis sa nägid välja nagu 3 päeva joonud. Sai, ma tulin töölt. Keilas ikka, Aga selles suhtes, vaata ikka mõtled, et kuule, ma olen nüüd siin kuskil stand-upi maastikul sees, et võiks igal poole ka kutsuda. Aga ega, tegelikult ei olegi vaja igal poole kutsuda. Ega, ma ei teagi. Ma olen nagu nii kauge, et mul on hea meel, kui nagu Miikal vaatab otsa ja ütleb tšau mulle, kui ma Maigile lähen. Miki ei ütle kellelegi tšau, nagu Miki on siuke... Mikil on kogu aeg veider. Kui ta nagu inimest näeb. Deer in the headlight. Need maigid, kus nagu Mikil on tuju, et ta tahab nagu rääkida kellega, need on nagu lahedad, kus ta päriselt räägib ka mingeid huvitavaid mõtteid. Ja sa saad nagu aru, kellega tal on see nagu keemia, kellega ei ole, kellega on lihtsalt see, et kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed. Aga ei, selles suhtes sa saad aru nendest koomikutest, või nagu nad räägivad, et ära ennem, kui sa 3 aastat teinud ei ole, siis ära ennem nagu räägi minuga. Mingi siuke liialdatud mõte oli kuskilt. Aga näiteks praegu ma arvan, meil on ka, kui mingi suvaline uus inimene tuleb Maigile, kes on sind võib-olla näinud esinemas, siis see on ka veider, kui ta nagu kohe hakkab sinna trügima, et jõu, me oleme samad, nüüd me oleme kolleegid, vaata. Tegelikult ei ole ikka nagu. See on õige tegelikult. Välja arvatud, et ma Miikaliga kunagi olin kolleeg. See on nagu su top 3 nagu saavutus elus või? Jah.
ma lihtsalt mainin seda, sest et nagu see lihtsalt kargas mulle pähe praegu. ja ma tean, see sobis siia, aga nagu ma olen kuulanud teie seda. ma tean, ma mingi 3 korda maininud seda. No sa oled rohkem kui 3 korda maininud. Kinos töötasid Miikaliga või? Sa oled seda ka mult küsinud, jaa. Mul on meelest ära kõik. Mina küsisin. Okei, sorry. No võt. Teil on mingi eravestlus, kus mind ei ole või? Ei, mul on veel Sa olid poes vist. Ei, mul on veel top saavutusi, aga ma ei saa kõike siin podcastis rääkida. Kus teil on siis täna olete valmis maigiks? Jaa, I guess. Ma paaniliselt 2 päeva üritasin oma setti nagu tuunida, sest Kaurile üks mu bitt meeldis ja siis ma ei taha Kaurit alt vedada. Tegelikult minu emale meeldis see. No jah. Ema ütles, et... Tervitused Kauri emale. Ciao! Ta lubas kuulata. Kauri ema on uhke ka sul siis või? Vahest mitte. Vahest mitte. Kui ma ikkagi liiga palju ropendan, siis ta ei ole üldse uhke. Mul on ema samasugune. Kauri vanematest rääkides ma käisin nädalavahetusel Kauril külas on ju. Ja nagu vend sai nagu isa käest nagu maja koha omal on ju, isa krundil põhimõtteliselt. Ehk siis see, et Kaurile külla minna, ma pidin läbi vanemate hoovi sõitma vaata. Ja siis ma helistan Kaurile, et joo, ma olen kuskil siin on mingi silt ja siin on mingi puuhunnik. Isegi Kauri ei saanud aru, kus ma olen. Lihtsalt nagu keset vanemate hoovi vaata. Mõtlen nagu nende vaata, sa oled kuskil maal, sa elad tupik tänavas nii-öelda ja siis lambist mingi auto on hoovi peal. Kauri, pane täis tule, siis ma mingi vilgutan ka keset hoovi. Aga Martin, sa oled ülihalb nagu seletaja ka sellele, et kus sa oled, sest et kui te eelmine kord tulite Viru keskuse juurde, ei, te olite kuskil Rotermanni juures, siis sa ka kirjeldasid mulle, kus te olete, ma ei saanud aru. Ma ei teadnud isegi, kus me olime, me olime kuskil maa all parklast üle. Maa all parklast, tule siia, kuhu? No türa, ma tean. See on kõik ühesugune. Mul läks meelest ära, et ei ole Tallinnast. Martin jõudis minu vanemate õue peale, ta ütles, et siin on puuhunnik ja aed. Meil pole kunagi ühtegi aed olnud. Okei, see oli minu paha. See oli minu paha, see oli vundament hoopis. Aga ma seletasin, siin on mingi kanukäru ja puuhunnik ja siin on kirjas see aga tõmba täis tulesid korra, äkki ma siis näen, vaata, kus on nagu türa. Ja siis sõidad läbi mingi kuskilt see oli öösel kell 12 ka või? Ja, ma jõudsin reaalselt mingi 11:30 Kauri juurde. Mõtlen lihtsalt nende vanemate perspektiivi, sa elad maal kohas, seal ei liigu autosid, järsku mingi auto keset hoovi tõmbab täis tulesid, mingi disko käib. Ei, emale täiega meeldib, ta siis pärast helistab, küsib, kes sulle külla tuli, kas ta on ikka tore poiss. Või siis on see, et isa tuleb juba relvaga välja, nagu mida? Lihtsalt tõmmatakse kitseks ära. Ma nagu tulin Kauri juurde, siin isegi ei ela ühtegi Kaurit. Kauri sai minu emaga tuttavaks ka. Teil on nii kaugel see asi. Ta rääkisid, Kauri, kuulsin eelmist osa juhtusin kuulama, rääkisid, et tuttusid Tinderis Tartu daamiga. Ja isegi mul on isegi kaks Tartu tüdrukut. Kasuisa Kauri. Ei, Kauri on vanaema. Ei, aga ma tahtsin sellest, tegelikult see Tess näitas oma maja, on ju. No, ja kui Tess näitab oma maja, ta näitab kõik kapi sisud ka ette. Nagu järjest. Köögikapis. Vaata, siin on meil kuivained, siin on meil maitseained. Nagu video chatis või? Ei, ma käisin enne raadiot, vaata, meil oli veits aega. Ja siis ma läksin korraks tema juurde ja näitas kõik ette. Siis ma mõtlesin, kui Tess nüüd mulle külla tuleb, ma pean ka kõik kapid ette näitama. Sest mul on see, kui keegi külla tuleb, nagu kõik risu läheb kappi. Su kappe on näha, sest kappide pole uksi. Kõik on Kauri juures, kõik on nagu ehitusjärgus, vaata, mul on siin on see, see on pooleli, siin on sein, see sein on ka pooleli, läheme sauna, siin on ka kõik pooleli. Ei, mul oli lihtsalt see, et ta vanemad mul renoveerisid terve eelmise aasta ja siis ma olen nagu hästi elevil, sest Kauri oli esimene inimene, kes nagu mu sõpradest nägi kõike, seda sauna eesruumi ja kõike, siis ma tahtsin näidata ja kuna ma tean, et mu ema koristab kogu aeg Sõber, wink, wink. Ja ta ütleb, et ta ütleb, et kõik on nii sassis, vaata. Ja siis kõik on mingisugune... Kauri tuleb esimese asjana sisse, ütleb, teil on nii korras siin. Ma võtsin juba õues jalatsid ära, sest et koridor tundus nii puhas. Ema oli nagu, issam, mul on nii piinlik, ma ei ole jõudnud üldse. No täiesti nagu. Siuke tunne nagu OCD ema, aga ei ole. Aga jah, ei, mul on kodus nagu kõik pooleli. Nagu mul kõik projektid läheb sul on nagu 2 last ka, nagu sa ei saagi tuba puhtana hoida, no. No, ütlen ausalt, lapsed ei ole 3 nädalat maale jõudnud.
ega Kauri on ülitubli. Mees ehitas omale palkmaja, kui ta oli sama vana kui mina, 22, kujutab ette palkmaja ehitada 22 aastat. No räme, ma ei oleks hakkama saanud. Kus sa sükust värki õppisid siis? Ei, tegelikult külamehed panid nagu palgid kokku. Mina lihtsalt võtsin metsast, saagisin nad õigesse mõõtu. Nemad tegid tapid, värgid ja siis koos panime kokku. Ja ise tegin lihtsalt katused värgid. Enda ehitatud maja ikka päris äge. Ta on parem kui teiste ehitatud. Tore maja on selles suhtes, mulle väga meeldis. Kui mingi nurk mädanema hakkab või ära vajub, sa ütled, et ongi nii mõeldud või? Ei no, ise oled süüdi, ei ole kedagi süüdistada. Saate aru, daamid, Kauri on käid, saad aru, me jäime magama, me mõnusalt džinni olnud, käisime saunas. Kauri mängis mulle kitarri ja laulis mulle. Kauri, sa oskad kitarri mängida või? Paari lugu oskan. Aga ma võin järgmine kord, ma toon stuudiosse enda kitarri kaasa, siis tee paar kiiremat. Siuke gentleman või? Gentleman. Sa oled uus Steneri kallikas tuleb välja. Rinnakarvu ei ole või? Ainult rinnakarvu ei ole või? Jah. Mul on nipu. Eerik Krieger ilmakarvad. See on jälle näinud. Vaata siin. Mul on nii kahjud meil filmis. Mingi 10 karva on, mida sa tuled ütlema. Natukene vähe, vaata. Muidu saaksid pannagi selle roosi hamba vahele ja... Ei, ma olin nii kade, kui me Mustlas tõstsime Janarit voodisse ja siis ma nägin, kus vennal on rind nii karvane. Nagu jõhker macho mees lihtsalt. Janar on habe ka. Ma ei tea, et mulle tegelikult peres kellelgi teisel ei ole, et veider asi. Emal ei ole. Emsil ei ole, aga isal ka ei ole. Okay. Ma tahtsin just enne küsida, et mis su ema sinu naljadest arvab? Ei, ta tegelikult ei ole midagi nagu selles suhtes öelnud, et liiga ropp või midagi on. Isegi see koht, kus sa oma ema kohta lits ütled. Jah, seda ma nüüd olen üritanud sinna paremat sõna. Tema ei tea, sest see üldse probleemi. Ega selles suhtes saab aru, et see on nali nagu. No okay. Et ma ei ütle seda ju oma ema kohta. Minu ema oleks küll jumala solvunud, kui ma ütleks, et see kuradi... Ma ütlesin oma emale kunagi väiksena, et ole vait. No. Mingi 5 või 7 aastasena ja siis ma hakkasin ise nutma ja ütlesin sorry talle. See oli kõige hullem asi, mis said ise aru ka, kui ära hellitatud jõmsikas olid. Ma kunagi suures vihaos näitasin fuck ja sellest tuli probleem. Ja ma räägin, ema nii šokeeritud, mis asja. Aga mis sinu ema, Martin, on ka kuulnud sinu bitte või? Nad on mingid vanu videosid mingi open mic'idest näinud. Tule vaata, kui sul see kodushow on, siis tuleme vaatama ka või? Ma usun ikka, jah. Nad tahtsid juba vist mingi sinna Sindisse või kuhugi isa mõtles tuleb kaasa, aga siis ma ütlesin, et me tuleme Jõgevale ka, et ei ole mõtet sõita. Kas Tartu kandis on ka kunagi mingi... Kambjasse kutsuti sind isegi, aga sa ei saa, sest sa peab pidu panema. Ma ei pane pidu, ma lähen triviasse. No sama, jah. Mida see tähendab? Nagu ma mõtlen veel. Mälumäng. Ma mõtlen. Või sa enam mõtled? Tess on mälus ja teise mängivad. On asendus olemas või? Hiiumaa koht vist on vaba või? Jah, Hiiumaa või mis ta on veel, jah. Ja ma olen tööl siis. Õhtul või? Terve päeval on tööl. Aga selles suhtes jah, ei minu lemps on väga rahul. Ütleb, vahest ongi liiga, tead. Võiks rohkem ropendada, öelda teravamaid asju. Ei, tegelikult midagi sükest ei ole öelnud. Aga ei tea. No inimesed vinguvad selle ropendamise üle, aga olgem ausalt, tavaliselt kõige suuremad naerukohad, kui sa viskad mingi sükse ootamatu sinna lits vahel, siis nagu paha. Aga selles suhtes, kas see on mingi inimese enda ebakindlus, et ta nagu, kas sõnad lihtsalt ju nagu, või nagu see ropendamine üldse, jah, ma ei tea, veider. See on ju tegelikult enamus asju, mis sa laval nagu ütled naljana, see ongi see, et need on naljad. Sa ju ei mõtle seda tõsiselt, sa ei ütle, et Tarmo ongi homo. See on pitt, see on nali ja käi kaasas. Eks need jah. Ma lugesin täna see artikkel, mis oligi selle Eesti Stand-up 15. Sander oli vist seal öelnud, et koomik laval teeb hästi nalja asjadest, mida ta oskab rääkida. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et millest te rääkida ei oska. Nagu millest te nalja näiteks ei oskaks teha absoluutselt. Kui me jätame kõik naiste teemad nagu kõrvale, need kõik küünelakid asjad ilmselgelt. Autodest, ma ei oska, mida ma autodest tean nagu. Ütlen, kuradi see 4-silindrine, see on ikka sitt, tegelikult peaks 8 olema või
ma ei tea, mida see tähendab. Ma mingi show proovisin selle kohta teha, vaata, et tänapäeva mehed enam ei tea, mis auto on ja kuidas remontida. Ja siis ei olnud naljakas millega. Aga kas sa tead autode kohta midagi? Jah. Mina ei oskaks näiteks poliitikast teha. Mul on kusjuures sama. Poliitikast 0. Mul on see üks nali on selle Hendrik Johannes Terrase kohta. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kas ta enam ongi minister? On küll, nad proovisid usaldada. Kas ta on põllumajandusminister, on ju? Jah. Kõige õige mees. Ja see on kõik, mida ma tean. No poliitika naljad on nagu selles suhtes väga... Nende kestvusaeg on nii lühik, et kui sa teed mingi poliitik, sama on igas kuulsuste kohta, et sa teed mingi nalja, nad jõuavad mingi 150 asja nagu veel ära teha, et see nali on ammu kadunud, kui sa jõuad sellega kuskile oma asju, et see nagu ta aegub. Veits nagu raisatud ressurss, sugust nagu nalja teha nii palju. Aga Janar, räägi meile endast. Mis sa teada tahad, Martin? Ma tahaks mingid lõbusaid seikasid Sandi elust. Sandi elu ongi lõbus. Mis elu sa elasid enne, kui sa hakkasid komöödiat tegema? Tööl, panin jooki. Ei, nagu sa oled jooki ka pannud ikka siis või? Kui ma olen Eesti mees, tere mida sa küsid, Sest me ei ole kordagi koos jooki pannud siin. No juhtus niimoodi, et... Sa lubasid, et kui me meres ära teeme, et siis... No ma mõtlesin, ma mõtlen sellele. Aga nagu, ma ei tea, kuidagi juhtus niimoodi, et minu alkoholism lõppes enne stand-upi. Nagu päriselt. No mitte, mis see Eesti alkoholism, kõik vaata ütlevad ka alkohoolik enda kohta, aga kui sulle alkohol meeldib, siis sa oledki vist alkohoolik tegelikult. Eks see on see Ida-Euroopa asi üldse, et me teeme oma selle kesk- ja kriisi kuskil 20-ndates juba läbi, vaata. Aga ma ei tea, vaata, alkohol on nagu nii, tegelikult nagu nii hea asi, et kui sa võtad ühe õllet, sa isegi ei võta seda ühte õllet, sa oled nii elevuses juba. Saaks õlut juba nagu. Jõua ära oodata, meil on jooma saab hakata, on ju. Suvel eriti. See on nagu ma käisin suvel tööl mingi aeg, paar suve tagasi oled tööl ja siis tunned juba, kuidas kella 4 aeg tuleb rummikoksi maitse suhu, vaata, et üle varsti saab koju, ma saan, suvel ka õhtul rummikoks värki ülimõnud. Juba oled ülielev ja siis mingi hetk seda aru, et mul on probleem. Aga meil oli, ma töötasin 5 aastat tarkvara arendajana, siis isegi IT-ettevõttes, see on ka tavaliselt Eesti inimesed, neil meeldib ka jooki panna, et nagu... Kas tarkvaraarendus on nagu koodipede või? Jaa. No jah, see ongi põhimõtteliselt jah, mis sa teed, kirjutad koodi, on ju. Mis keeles sa kirjutasid koodi? Javas ja siis, ma olin full stack, et siis ma kirjutasin JavaScripti mingid Angulari frontendi ka. Aga kuidas sul nagu kätega, kuidas sul koodi kirjutatud on? Toksin seal lihtsalt. Aga nagu selles suhtes, ega see ei ole mingisugune filmi asi, et sa siis kirjutadki koodi nagu kuradi nagu klaverit mängiks. No põhimõtteliselt 200 sõna minutis ja ma ei tea mida, on ju. Sa pead mõtlema ka natuke ikka. Pluss nagu tegelikult selle programmi siis, mis sa kirjutad, põhimõtteliselt see mingisugune arenduskeskkond siis öeldakse selle kohta, et sellel on päris autocomplete, et ta pakub sulle päris palju asju ette, vaata. Et põhimõtteliselt pooleldi lihtsalt toksid tääbi või kopid mingid muud asja. Naljade kirjutamisel võiks ka sama olla. Ei, aga nagu ma just hakkasin mõtlema, et see koodi kirjutamine ja stand-up on mõnes mõttes sarnane, et see on trial error, vaata. Et sa proovid, katsetad, mis toimib, mis ei toimi. Sest alati ju kood ei lähe läbi ju. Ja sa vaatadki, mis see viga on, mille pärast see kood ei tööta samamoodi naljas, mis on see asi, mis rahvale näiteks ei meeldi, mis see asi võib olla. See väga hea tähelepanek. Mingi seos sealt tõenäoliselt kindlasti on, jah. Et sa nagu otsid kohti, mis töötavad, mis ei töötavad. Äkki sa sellepärast oledki nii hea koomik? Sul on see analüüsivõime. Jah, tõenäoliselt... Seda peab olema. Jah. Seda peab olema, jah. Paljud koomikud ju ei saa aru, kuidas neil laval läheb, sest need tulevad backerist küsivad, kuidas mul läks. Nagu sa pead ise aru saama ja lava peal, mis publiku reaktsioon on. Ma küsin kogu aeg, kuidas mul läks. No jaa, aga ma ei saa seda öelda sulle ju, sa ise tunned ju publiku reaktsiooni. Kas sa saad aru, kuidas sul läks siis laval või? Kas sa tahad, et ma oleks suga aus, kui sa küsid, kuidas mul laval läks või? Ei, sinu käest ma ei taha. Sest ma tean, mis sealt tuleb. Teist vaatab oma armsat silmadega näkku, ütleb, küsid, kuidas mul täna läks? Janar lihtsalt litib tõe välja. Tess. Ma ei sõenda sulle valetama nagu.
sa ei võida sellest mitte midagi, ma mõtlen väga tubli või noh, isegi sa võid nagu tubli olla vahest, see oleneb, et noh, võib-olla selles kontekstis, et sa said hästi hakkama, aga nagu kui me vaatame üldises tasemes, mis ootused sulle võib-olla iseendalegi on, siis selles osas paranemisruumi on. Ja arenguruumi on, ma nõustun. Eriti hea tegelikult veel siis, kui sulle nagu öeldakse, mis koht jäi nagu nurgaks, vaata. Sa saad nagu tööd teha selle kallal. Et kui öeldakse, et nagu terve set oli pask, siis on ka natukene nagu karm. Aga kui on mingi konkreetne koht, et näed, siin on natuke, ma ei tea, palju kirjeldust või et siin ei teki mingit nalja, muud ära, see on nagu ülihea. Kui ma saan sellist tagasiselt juba anda, siis see tähendab, et sa oled sellisel tasemel, kus on sa saad nagu kohe rakendada ka saadki seda teha ja paremaks. Ma nagu Kaurile proovisin tal mingi uus biti, te proovite täna seda? Ei, Martin on täiega ja annab niimoodi, et ma isegi ei küsi. Tulen lavalt maha, nina norgus ja siis Martin ütleb, see sõbranaise bitt oli hea, aga see ilutulestiku bitt oli siit ära rohkem tee. Okay. Sa ju kuuled ju reaktsiooni. Ei, ma kuulsin muidugi. Martin, sa oled siis vaadanud, uurinud raamatuid ka stand-upi kohta või? Ei, seda peaks tegema. Et kindlasti ma ei ole mitte mingi inimene ütlema, et mis ei tööta, mis ei mitte. Ma lihtsalt seda Kauri tagasi võtsingi pigem lihtsalt publiku reaktsiooni kohta. Ta oligi see sõbranaise bitt sealt nagu naeru tuli, aga oligi see ilutulestiku publik oli põhimõtteliselt vait, et siis ma ise ka kui ma mõtlesin selle seti peale, siis mina oma peas ei leidnud sinna mingit punchi. Aga sa said Kauri ise ka ma oletan, et sa ei töödanud laval olles. Ei töödanud jaa, aga ongi miski pärast, kui sõpradele rääkisin seda lugu, kõik naersid. Mõtlesin, et siit tuleb hea bitt. Aga siis tuleb välja, et lavale see ei sobi üldse. Sõbrad on nagu kõige halvem publik. Sa pead nagu nii palju konteksti andma, et nad sellest aru saaks. Kui sa hakkad lambist rääkima, et meil maal lastakse niimoodi ilutulestiku. Nad ei saa aru, nad ei ole ise olnud seal, vaata. Nende jaoks ilutulestiku. Kõik sõbrad ei ole maakad või? Põhimõtteliselt on. Võib öelda küll, et kõik sõbrad on isegi mina olen maakas. Küsus, jah? Tegad maaga? Aga kusjuures mul tuli meelde, mul kunagi, see oligi vist esimene laagrishow, ja siis oli paus ja siis me olime õues seal ja siis mingi mees tuleb küsima, et miks siis stand-upi hakkas tegema, et olid saunas jube naljakas ja mõtlesid, et tuled lavale ja mõtlesid, et päris nii ei olnud. Aga kus see ongi nagu, ma käisin Martini juures ka, ma olin seal mingi, ikka päris pikalt on ju. Ja Martin kodus on kõige väiksem poiss nagu, vend ja isa ja kõik viskavad tal niimoodi nalja seal on ja Martin on sükke niisama. Ta on väsinud. Vahepeal vaatab oma TikTok'i veel. Ma saan puid lihtsalt kodus. Selle pärast läkski lihtsalt nii suur trauma, et nagu tahtis kuskil olla see naljakas teeb. Ma ei saa muidu kodus, ma ei saa rääkida lava peal, nad peavad mind kuulama. Ma olen ka naljakas. Kuulake mind ka. No see on nii erinev. Paljud inimesed, ongi enamus, kes on kodus jube naljakad, kill city on, sa lava peal lähed, sa ei saa sittagi. See on nii erinev keskkond. Pluss vahest on hea kuulata, vaata, oodata enda hetke ja siis ütled siin ühe naljaka asja vahele. Ma tegelikult, mul on üks saavutus veel. See, mis me rääkisime 15 minutit tagasi, vaata, kui ma mainisin jälle, et Miikal oli kunagi mu töökaaslane. Mainin veel. Rocker roastes mind mökus peale minu setti. Nagu mu nalja. Okay. See muus saavutus. Ta ütles, et see on naljakas ja ta ütles seda laval. Jaa. Kunagi Maria Sepp ütles minu kohta, ma näen välja nagu Markus Villingu kadunud vend. On küll. Veits on küll, ma näen sarnasust. Kurat, see on päris hea, Publik naaris. Jaa, mul ka. Ma teen täna seda nalja uuesti. Ei, veits on hea, see on hea point. Aga jah, Martin. No, me ütleme, kui sa Martini perega veedad aega palju, siis sa saad aru, kust need Martini naljad tulid. Okei. Kõik on varastatud. Kõik on varastatud. Isa rääkis mingit nalja, mõtlesin, et oot, ma olen kuulnud seda nalja kuskil. Mõtlesin, Martin tegi laval. Vähemalt pole chat-GPT-d või? Aga see on ka siuke, vahest võibki teada, kas kui sa kellegi teise koomiku käest ei varasta, siis nagu kodust ikka või... Nemad ei lähe lavale ju sellega. Jah. Kuulge, meil on 2 lugeja küsimust ka teil on tulnud. Üks tuli vahepeal nüüd juurde. Kas üks on ikkagi nendest test, mis sul seljas on või? Ei ole?
Siia ma mõtlesin, et sa küsid, et mis mul seljas on, ma mõtlesin, miks see... enne kui me selle segmendiga alustame, siis praegu tegime lihtsalt story, lasime küsida, aga meil on ka Gmail, kolmikpauk@gmail.com, saatke kõik oma lood, küsimused, mured, naljakad, kurvad, kõik saatke sinna. Loeme meelde ette, arutame, kui tahate teada nii meeste kui naiste arvamust, siis küsige. Me vastame. Praegu ainukesed kirjad meie meiliboksis on Google Security omad, ehk siis palun saatke kirju, aitäh. Nii, ma nime ei nimeta siis, aga arvamus inimestest, kes arvavad, et on olemas mitu sugu ja kuidas suhtute geidesse ja nendesse. Ma ei tea, kas ma näen küsimust lõpuni, aga nendesse. Me läksime kohe sinna. No see oli... Mina arvan, et selle küsimuse kohta on kõige parem kuulata Kauri hinnangut. Ma just mõtlesin, sina... Ega sa oled nagu kõige elukogenum inimene siit. Ja kõige konservatiivsem. Sul on kindlasti oma kindel seisukoht selle osas. Vaata, need on stereotüübid. Te nagu arvate, et maal elavad inimesed peavad vihkama pedesi. Aga kusjuures mul ei on, kuna meil maal ei ole geisi, lihtsalt ei ole. Pole praktiline väga. Okay. Et siis ma nagu, mul ei olnud midagi nende vastu, sest kui ma neid linnas nägin riietepoe müüjana, tundusid sõbralikud tüübid. Tore, räägivad ja võin omast käest rääkida. Teevad komplimente. Või nagu mille järgi sa ütled, et need poemüüjad olid geid? Ütlesid, et mul on ilus särk. See tehti proovikabiinis selgeks nagu. Ja. Kõik poisid, kes ütlevad nüüd Kaurile, et tal on ilus särk, on geid. Ei, aga see on nii armas ju, et kodus naine pole 2 aastat ühtegi komplimenti teinud, lähed riidepoodi. Mingi meesterahvas ütleb, et sa oled nii tore. See on kohe hea tunne. Muidugi on. Nüüd, kui ma siin nagu linnas rohkem olen käinud, siis nüüd nad tunduvad kuidagi peale tükkivad. Näiteks, kui ma siit Circle K-st lähen läbi, vaata siit Tartu poole minnes see Circle K, mis on tee peale jääb. Seal ka öösiti töötab üks gei tüüp ja meil läks nagu asi liiga kaugele. Ta juba näitas oma ema pilti, samal kui ta mulle seda rappi tegi ja siis küsis, millega ma tegelen, siis ta rääkis, millega ta ise tegeleb. Et ma ikka panin sealt suht kiiresti jooksu, kui see rapp valmis sai. Sest ma tundsin, et me oleme kahekesti seal olnud juba 15 minutit. Paluks mul üks topelt geiburger kaasa. Tohib küsida, et mida sa kartsid? Kas seda, et äkki ma annan sellele survele järgi? Ei, ma ei taha tekitada seda ebamugavat olukorda, kus ma pean nagu siis juba hakkama seletama seda, et ma tegelikult ei ole gei, kui tal juba on püksid maas. Ma kartsin, et see asi läheb sinna. Samas Kauri on nii people pleaser, et ta läheks lõpuni, ta ei julgeks ei öelda, ma arvan. Et ma tahtsin nagu enne seda ära lõpetada. Sa rääkisid, et sul oli ju diskoteegis ka intsident. Jah. See oli see... Minu sünnipäev. Halloweeni pidu. Ja kui me käisime seal taga, mis koht see oli? See oli Paavli kultuurivabrik. Kultuurivabrik. Ega seal polnudki midagi erilist, lihtsalt jäime Mikuga sinna nii-öelda pidutsema. Suhtlesime palju erinevate tüdrukutega. Millegipärast need tüdrukud irdusid meie seltskonnast, meie meeldivast seltskonnast kiiresti. Nii et õhtu jooksul jäime Mikuga aina üksikumaks, eks ole. Ja siis mõtlesin, ma teen oma joogi nüüd lõpuni, istusin täitsa sinna tantsuplatsi kõrvale mis tooli peal maha on ja mõtlesin, et teen oma joogi lõpuni ja lähen koju ära. Rivo pakkus mulle ilusti öömaja ja siis istun ja tuli üks noormees kõrvale ka suht siukse löödud näoga ja siis küsis minu käest inglise keeles. What do you prefer, men or woman? Ja ma ei saanud ka alguses aru, mis ta küsis, et men or woman. Lady boy. Ja siis ma sain lõpuks aru ja et kutt tahtis mulle vist jooki välja teha veel. Kurat küll. Kõik joogid oleks tasuta saanud. Oleks saanud algust peale. Ma ei tea, miks me tüdrukutega üldse seal jaurusin.
Need Kauri on avatud. Kauri, jah, potentsiaalselt siis meeskandidaadid kirjutage Kaurile Instagrami või kolmikpauk@gmail.com. Kauri ootab kõigi teie toetusi sponsoreid ja kingitusi ja võin oma kantud trusikuid sotiga maha müüa, kui tahate. Kauril on sugar daddy't vaja. Vabad. Aga okei, aga saime selle gei vastuse teada, onju. Aga Martin käib vetsus. Siin on teine küsimus oli ka, et mis me arvame inimestest, kes usuvad sellesse, et on olemas mitu sugu. Oota, aga nagu naine ja mees või? Ei, on naine, mees ja siis on see non-binary. Non-binary, jah. Siin ole ettevaatlik, sest Spotify näitab, et neid mitte liigitatud sugusi oli 4% vist kuulajatest. Ma ei oska isegi sellele küsimusele vastata, ma ei tea, ausalt öeldes. Et seisukohta võtta, vahest on lihtsam ja ausam. Antud juhul pigem on Eestis ka eriti. Et jah, tore on, kui kõik on õnnelikud. Jah, usu seda, mida tahad uskuda. Ja, ma võin rääkida ka siin igasugu lugusi, aga tegelikult on see, et minu meelest see ei ole teema, mille peale peaks nagu nii palju süvenema. No, meil on teisi küsimusi ka veel. Nii. Tegelikult seda nime võib mainida küll, kuigi ma ütlesin, et anonüümseks. Priit küsib. Priit Alt. Jah, Priit Alt. Tervitused, Priit. Selja tegi korda selle kuradi Priit Alt, aitäh sulle, et sa minu selja korda tegid. Ta on nii tore mees. Eelmine nädal. Ei, küsi pärast. Ma räägin lihtsalt eelstoorid. Priit on see, kes ta oli see? No, see füsioterapeut. Massöör. Ma ei tea. Ühesõnaga, ta tegi oma seda füsioterapeudi nalja vist või mis iganes. Ja siis ta tuli lavalt maha, mõtlesin, mul ka alaselg valutab juba nädal aega. Ühend ütles, keera selg. Võttis mu rippu, tegi raksti ja mu selg oli paugust korra. Kas see oli ükskõiges või? See oli ükskõiges eelmine nädal, jah. Siis okei. Ja. Nagu päriselt aitas, jah? Ja. Ütles, et anna 50 €. Ei andnud, ta oli ka sellega ka rahul. Ütlesin aitäh sulle. Nii. Küsimus oli Priidult. Kuhu kaob aeg? No Priit, sinu aeg praegu kaob podcasti kuulamisse. Seda ma tean öelda. Saad naisele öelda, et tööl läks kauem. Just. Ja Threadsis on mul ka küsimusi. Aga Martin, kuhu kaob aeg? Ja, Priit küsis, kuhu kaob aeg. Kuhu kaob aeg või? Täiesti mõttetutesse kohtadesse tegelikult. Nagu... Kuhu? See on hea küsimus. Nagu ma enda puhul on avastanud seda, et üks asi on telefon, on, kuhu väga palju aega kaob. Ehk siis mitte sittagi ei saa tehtud täna sellele fucking Instagrami riisidele. Ja... ma arvan see, et kui sul on palju, mul endal on see, et kui mul on vaja palju mitut asja, erinevat asja teha, siis see ümberülitamine on see, mis võtab palju aega. Ehk siis kui mul on vaja teha ala kooli asju, siis mul on vaja minna autot remontima, siis see ümberülitamine sellest, et ma nüüd lõpetan kooli asja ära, lähen autot remontima. Juba see vaheaeg seal võtab nagu ülipalju sööb ära ja siis päeva lõpuks avastad, see jõuaga mitte sittagi tehtud. Ja kui on siuke päev, kus on vaja hästi palju asju teha, erinevaid, siis see lihtsalt see jõuagi lõpuks mitte midagi normaalselt tehtud. Minu arust aeg kulub ka sellele, kui sa, või kaob sinna, kui sa valid endale riideid, mida selga panna. See on lihtsalt nagu mõttetu asi. Kaua sul kulub siis sinna? No kui sa võtad ma räägin nagu naise vaatenurgast, vaata. Oleneb, kuhu ma lähen, mida ma teen, kui ma lähen tööle hommikul, siis mul läheb ikka niimoodi 5 minutit, aga see on nagu mõtlemise aeg, 5 minutit. Ei mõtle, see on see tööle minek. Open mic'i jaoks oleneb kus, kuna, aga üldiselt mingi pool tundi. Mõtlen, proovin. Ja siis, kui on mingisugune sotsiaalne muu üritus, siis võib vahest isegi 45 minutit minna. No open mic on üldse siuke, et nagu meie jaoks, kes me ei ole Tallinnast, siis nagu kui sa oled Tallinnas, sa võid nagu põhimõtteliselt võid kulutada õhtul tund aega põhimõtteliselt. Lähed maigile, teed ära ja tuled ära. Põhimõtteliselt tund, on ju. Ei, no see on jah see, mis... Meil on nagu 6 tundi päevast.
Yeah. kui sa tuled . see , mis üldse meil nagu isegi tuuri käigus sõitmisele kulub , tegelikult see on ikka nagu see on no see , aga 2,5 tundi Lihulasse sõita , sa oled surnud selleks ajaks , kui sa pead lavale minema . ta on jah selles suhtes ikkagi see 20 minti seal laval teha on nagu naljaasi võrreldes selle sõitmisega nagu . see viimane sõit oli päris pikk . tuuril oleks lihtsam olla siis , kui sa saad kuhugi lähedale öösel . ja bussiga kogu aeg . no ma ei tea , samas ikkagi see , et sa saad kodus ärgata , on väärt noh , seda , et sa saad kodus ärgata . sa pead tagasi sõitma ikkagi nagu . no meil ei ole seda ka ju , et vaata , et oleks iga päev , iga 2 päeva tagant , et on käinud nädalavahetused . no pluss , tead , kui sa kuskile ööbima jääd , siis minu arust päris tihti on see , et sa lihtsalt nagu järgmise päeva lihtsalt passid seal ikkagi ja ootad , millal sa saaks minna sinna show'd tegema . et see 5 tundi , mis sul seal enne show'd on , et see ikkagi enamasti ei suuda nagu seda kuidagi rahulikult sisustada niimoodi , nagu sa kodus sisustaksid . no aga mis on mustlasse ööseks jämmis oli ka suht , noh , tiksud pohmakad vaikselt ja ootad , kuni saaks järgmisele show'le minna no. . see on jah . lihtsalt hoiad ennast , et uuesti jooma ei hakkaks . lavale mälus peab . jah , meil alkohoolikutena on ju suht raske . aga kui nagu olete kumbki teinud või noh , keegi teist on nagu ikkagi väga purjus olles ka laval olnud või ? ja nagu mis kõige suurem joobeaste on , mis te olete laval olnud ? ma ei tea , mul oli üks Mööku open mic , kus ma host isin , nagu algus ei olnud hea ja siis ma lihtsalt terve aja jõin ja lõpp oli jumala lõbus , mul oli väga lõbus nagu järjest jõin , mul oli väga fun olla , vaata . see juba isa pehmeme värk ja jumala naljakas oli , aga ma ei ole jah , tuuril olles ei ole nagu olnud purjus peaga laval üldse . ma ka mitte . et võib-olla üks olla , aga noh , see ei mõju mitte midagi . aga open mic on nagu teine asi . mul oli 5. november . see oli 3 tundi und ja siis panin vist mingi pool pudelit viina alla , aga mul olid eraelus raskused ja siis ma tegin 2 open mic'i järjest , ma tegin Vinkli ja ma tegin Ükskõige ja ma tegin Vinklis , tegin crowdwork'i lihtsalt 5 minutit mingite ameeriklastega ja mul oli nii suva ja siis seda filmiti ka , ma panin Instasse selle üles ka , sest et ma ei ole elus vist nii enesekindlalt ennast tundnud , aga veidi halb oli ikkagi . ja siis pärast , kui ma Ükskõiges tegin , siis üks teine koomik ütles mulle , et ma viskasin nii palju Maria Seppa välja . aga küsimus Janel , kuidas on purjus peaga tooliga sõita ? väga enesekindel . kõik maailm on minu . ma ujun vaata nii palju , aga mul kuradi kõik . võtab ujuma ka või ? muidugi , kuradi ujun ühest äärest teise , vaata mul peab terve nagu kõnnitee vaba olema , ühest äärest teise , siis kuradi üks ratas oli poolelt üle ääre , siis sõber taga mõtled rahu , kõik on kontrolli ja mida sa vingud . Jaan keset Laagna teed lihtsalt kütab minna . ei ma vahest sõidan küll nagu suure tee peal ka , kui saavi ohukad peale ja kuradi keset teed , buss ootab taga , vaata , kelle asi noh . Lähed võtad ise peatusest inimesi peale . ei , mida ma teen , kui nagu kõnnitee vaata ei lähe , näiteks Tallinnas on see lauluväljaku koht nagu Narva maanteel , ma ei saa , seal on trepid , ma panen sealt kuradi maantee pealt määrest ülesse ja noh , vahva . ei , tundub lõbus . ja purjus peaga tegelikult no selles suhtes tegelikult sa ikkagi ju veits võtad nagu ikkagi oled , et võtame ohutus enne kõike , vaata , sõidad on ju , et nagu sa tahad ikkagi koju jõuda , see on nagu prioriteet number 1 . aga kaua su tooli aku vastu peab üldse ? see on 70 kilta . 170 ? ei , 70 . okei . et no ühe päevaga nagu nii maha ei sõida . no lihtsalt see võib olla , et sa nagu mingi päev unustad laadima panna mingi . iga õhtu laad ikka ? ei viitsi iga õhtu küll laadida . nagu pole vaja , ma ei sõida nii palju . see on nagu transformer veidi . mis mõttes ? noh , et aku vaata ja siis me saame kasutada siin nagu enda aku . inimesed laevad oma telefoni . akupank pigem jah , selles suhtes . Eeril oli mingi story selle kohta , vaata , et oli jah . et nagu nii ja ikka veel kooritakse . parim akupank . tegelikult alkoholiga meil on üks järgmine küsimus ka . peaaegu . millal sureb viimane parm Eestis välja ? Need küsimused ei ole kõik väga head sellest . siis , kui kõik eestlased on parmud . ma mõtlesin , et te räägite putukatest . ei nagu selles suhtes , et parmundus ei kao jah , ära . mitte Vaata meid. kunagi .
see on ka nagu, mis see parm on ju, telliskivi mingisugune, need, kes käivad seal Paavli kaltsukas ennast riidest panema nagu taaskasutus, no sa oled ikka parm. Nii kaua, kui meil on nagu soojasid ilmasid ja rakseseid, nii kaua meil on parme. Aga kui raksesid enam, mis ainult teevad ise jooki lihtsalt ju. Ei, seda ka jah. Siin ju, mina mingi aeg oli. Võib-olla maa kohta on see rohkem teema. Vaata, kus teil üldse? Ma just tahtsin öelda, et nagu kahju on sellest, et viimasel nagu parmud on kolinud ka linnadesse, suurlinnadesse. Nagu maal ei toimu ju. Jah, vanasti oli iga külapoes keegi või igas bussipeatuses keegi. Nüüd pole mitte midagi, noh. Meil oli see, et maal mul isa vaata kasvatas sigu onju ja siis meil oli siuke punt, kelle nimi olid killerid, ehk siis nad käisid sigu tapmas, vaata, see oli mingi reast 4 joodikut käis. Ma ei laps, ma ei teadnud, mis seal toimus, aga siis isa mingi päev rääkis, ja et alguses ta nagu vist ostis neile mingit õlut ja asju, siis mingit andis juba raha ette ära, et teadis mitu siga vaja ära teha, andis raha ette ära ja siis nii teadsid, mis nad tegid. Ja siis oli niimoodi, et et viimast siga ei mäletatud enam, siis nad läksid tülli seal omavahel. Ja see oli niimoodi, et poole tapmise pealt vead 2 tükki koju magama, vaata. Ei, see on ikka, seda oled tööl ikka, võtad ju selle spordijoogi kaasa, vaata, see 2-liitrise taurus on nagu. Ja ei, no neid oli. Pomm kaasa ja siis saab tööle minna nagu. Ei no, mul on tunne, et nagu uus generatsioon parme tuleb peale, sest mul vend räägib, kuidas nad jäävad Olustveere koolis, nad vahest joovad neid säästukange pomme. Et hea odav on. Nagu ma siin tulevik on kindel. See on nagu veider jook, see ei ole nagu õlu, see on mingisugune vesi. Nagu jube maitsetu. Säästukange. Pigem kui nagu kange õlu, siis pokk. Ma just tahtsin samal. Pokk on tegelikult päris okei isegi. Pokk niidab korralikult. 7 kraadi muidugi see niidab nagu. Ma kunagi jõin saunas ka, siis ma tõin saunast välja. Aga ta on nagu ikkagi, ta on hele õlu, siuke kange hele õlu, päris okei. Pokk on õlleliik isegi nagu Saksamaal. See ei ole mingisugune, see ei ole mingi säästukange või Valter on ju. Ta tõmbab jalad suht alt minu arust. Saksamaast rääkides, siis ma mäletan, me käisime põhikooli lõpureisil Saksamaal on ju. Ja siis nagu seal sa saad 16-aastaselt lahjad alkoholi osta on ju. Ma olin 15, klassi oli 16, plaan oli paigas. Kohaliku poodi, reaalselt nagu mingi kohalik õlu, mingi Berliner oli. See kast oli mingi 7 eurot vist äkki või, klaaspudel. Lähed oma motelli, vaata. Seljavõit on nii raske, et läheb puru kohe. Ja nagu sa pool saad taaras tagasi veel, 25 senti. Saksamaal saab ka või? Saksamaal on ju, mina käisin 2017 ja 50 senti õlu ja 25 on pant selles. What the fuck? Et sa nagu viid kuredi, ostad ära six-packi, viid tagasi, saad 3 õlut veel on ju ja sellest 3 õllust saad veel ühe õlle, nagu see on siuke korralik. Recycling lihtsalt. Ja. Terve Saksa trip lihtsalt jookis. Ja siis meil oli 10 lõpureis oli ka Saksamaale. Ja no siis ma sain aru, et ma olen nagu võib-olla kõige alkohoolikum sealt pundist. Sest nagu okei, ma olin sõbraga 2 peale, vaata. Et ja kõik olid Jõgevalt või? No ikka Jõgeva gümnaasium läks kuradi bussireisile, vaata. Nice, me läksime Ida-Virumaale lõpureisiks. Ja bussireis ja siis me sõbraga kahekesi ainukest, kes mõtlesime, et nii, et bussis peab ka fun'i saama. Oh, no. Ja siis läksime poodi, ostsime jäkut ja kokat, on ju. Aga tahaks nagu pudelisse valmis segada, siis see kuradi poe parklasse koka kulistamine, et jäkule ruumi teha, vaata türa nii paha on olla. Kes see jäägermeistrid kokaga joob? No see on raske tähel. Ja siis... Millega sa jood siis? No tegelikult kõige parem on ikka energiajoogiga päris mõnus. Ja noh, muidu ikkagi niisama ma ei ka vist kunagi kokaga. Jäägermeister on kallis ka, viskid parem ostnud. Me jõime terve selle Saksa tripi jäägermeistrit. Ise arvad hull slik, vaata, peidab termosse koksi valmis ja peidad kotti ära, vaata. No räme jäkuais oli tegelikult üle terve motellitoa, vaata. Muidugi on. Ma imestan, et õpetajad nagu puhuma ei pannud. No nad tahavad ka reisil olla. Mingid türu, kes vedus kettimas vahepeal ja nagu seal asju toimus, no. Ei, nalja sai. Ei, ma kujutan ette see bussifirma, vaata, kui juba Jõgeva gümnaasium küsib hinnapakkumist, et kas saaks Saksamaale bussiga tagasi. Nagu seal pannakse kohe 50% otsa, sest nad teavad see koristamiskulu on pärast. Sa oled torilt türa küll, no. Mida sa ilgud siin üldse? Nagu? Seal bussireis ei olegi nagu, Tori bussireis on Pärnusse. No. Kauri teab oma busse. Nagu näita Toris linnaliini bussi, näita suurt bussi neile, vaata, mida vitt. Siia kõik sõbrad saavad kaasa tulla või? Mõtlesin tobusega ikka, joo. Tooli sees on ekraan. Madis, tule vaata, siin on ekraan. Ja me saime endale eelmine aasta lausa siukse bussi sinna sõitma, millel on konditsioneer sees.
ja Illar Kohv ütles, et liiga palav on, siis tehti kohe ära, pandi konditsioneeri sisse. Madis, vaata, sellel bussil on ukse. Tori annab sellist Internet Exploreri energiat. Mis see tähendab? Noh, et vaata, asjad jõuavad hiljem kohale. Mul on Windows 7 veel näiteks. No võt. Ja ta näitas oma eelajalulist telliläpakat. Nagu sellega saab inimesi tappa lihtsalt nagu räme. Kuradi telliskivi. Ma ei saa ID-kaardiga seal arvates midagi teha. Lihtsalt loobuti. Ja rohkem ei tehta tarkvara. Windows 7 pole tarkvara enam. Küsimused said otsa, aga... Jaanar, mis on sinu lemmikjook? Lemmikjook nagu alkohol või? Jah. Viski, kindlasti viski. Mis viski? Ma ei tea, parem mingi Jaapani viskid on väga head. Jaapani viskid, jah. Nika. Mulle meeldivad Jaapani džinnid. Nika from the barrel on mingi... Sa ei ole minu džinni saanud lihtsalt. Aga Jaapani viskid on nagu päris kange, mingi 53 niisugust kraadi. Aga need on need barrel strength nii-öelda siis või? Ma ei tea, täpselt ei tea, kas kui sa võtad vaata ühe lonksu, siis tunned, kuidas su nagu, see stimuleerib nii jõhkralt su kogu suud, et lihtsalt ongi, vaata, tuleb on ju ila nii palju, et see nagu... See ei tundu väga nauditav. Ei, see on nii hea, noh. Ja kõik muud viskid ka. Jameson ka ülihea. See on mõnus. See on nagu seal, mulle räägiti, et mina vaatasin mingi viskiklubi postitust, on ju, ja siis, et neil käis külaline Prantsusmaalt mingi konjakivabrikust, on ju, siis räägib, et kuidas neil tehases on nagu 12 2,5 tonnist nagu destillaatorit. Ma mõtlen nagu, et ma tellisin oma firmale just ühe 500 destillaatori, mul on munn väga kõva. Ja siis vaatad, tüüpid on 12 tükki 2,5 tonnised. Siis jääd mõtlema, et huvitav palju nagu Jim Beamil ja nagu Jack Daniels. See on räme lihtsalt, räme. No ja see on nii... ma tea, pole kuumagi nende fännliiga. Ma ei tea, need ei ole väga head viskid. Koksi on jääda nendega. No jah. Sobivad nagu koksitamiseks. Seega label on ka, sellega saab ka koksi teha. No see on soust. See on kohutav. Täna on väga huvitavad teemad. Emad, alkohol ja stand-up. Ma tahtsin öelda, et Janar ei vastanud Priidu küsimusele, kuhu kaob aeg. Kuhu kaob aeg või? Aega polegi ju. See on siuke. Aega pole. Ei, selles suhtes, et... Vastas ju. Ega nagu aeg kaob... Ei, me vastan, ega nagu kuhu see aeg siis kaob. Ega aeg läheb nii, nagu ta läheb. Et ega sa ei saa teda kuskile kontrollida nagu liiga ju. Teed lihtsalt oma asju. Sa võid üksta puha, mida teha peas, et sa nagu teed seda keskendunult ja sa ei tegele mingi 8 asjaga korraga, mis nagu kõik su aju korraga võtavad. Siis sul on nagu, kuhu, nagu, mis ma tegin. Sa ei saagi midagi tehtud lõpuks. Noh, ei saagi, jah. Janaril on see kaval lükke ka, et kui ta niisama passib, mitte midagi tee, siis ta ütleb teistele, et ta mediteerib. No. Et siis see ei ole ka nagu raisatud aeg. Jah. No kui see oleks nii, on ju. Meeleheest peab hoolt kandma. Nagu TikToki me vaatame, või tegelikult me TikTokis ei ole, aga nagu mingi YouTube shorts ikka vaatame samamoodi, ma arvan. Lihtsalt scrollid või jah. Mul on küsimus. Kuhu kaob aeg siis tessul? Sa ütlesid riided. Ei, mina ütlesin riided, jah. Aga mul on just see, et ma ei tea, kui palju te sotsiaalmeedias olete kommentaariumeid ja asju lugenud ja kui kursiste asjadega olete, aga ma olen Threadsis hästi aktiivne viimaste kuude jooksul ja siis ma olen tähele pannud seda, et tänapäeval mehed on kuidagi tundlikumad kriitika ja naljade suhtes kui naised. Naised oskavad kuidagi isegi nalja vähemalt netis nagu paremini vastu võtta kui mehed. Et mida te sellest arvate? Selles suhtes ma täpsustan natuke. Ma kirjutasin ühe threadsi midagi meeste kohta ja ma panin sinna, et mitte kõik mehed. Ma pidin täpsustama, et see lause või see nagu argument ei kehti kõikide meeste kohta. Ja siis nagu tuli siukene nagu rahulikum tagasiside, aga kui ma ükskord kirjutasin midagi nagu meeste kohta üldistavad. Räägi nagu konkreetsetest asjadest. Raske on meil hinnanguid anda niimoodi, kus niimoodi üldistavad. Okei, ütleme lihtsalt niimoodi. Konkreetne küsimus. Kas te arvate, et tänapäeval mehed on natukene tundlikumad kui muidu? Ei ole. Okay.
me oleme kõvad mehed. See on pigem vastupidine. Ma ei tea, mis jutt see on, et mehed ei saa naljast aru. Pigem on see ikka, et naised ei saa. Ei, tegelikult seal on mingi iva, nagu mõtle tänapäeva mehe peale, sa ei saa midagi talle öelda ilma, et ei solvuks. Ei, ta hakkab tooma lihtsalt mingisuguseid vastuargumente, aga Jüri sealt teisest külast, et temal küll niimoodi ei ole või kuidas sa saad niimoodi väita ja hull nõid oled ikka, kes sa ikka mine tee midagi targemat kui netti postitada. Aina mehed on ja väga huvitav, vaata. Vanasti või nagu, vanasti oli sõimasid sellel mehel täis, ütlesid jobu ja nüüd ütled talle veel, et ei ütle ka midagi või. Suu on munni täis sul nüüd. Ja nüüd, kui mees ütleb vastu, kuidas ta tunneb, siis on veel suurem probleem. Ei, see on lihtsalt huvitav, et kõik on nii tundlikud järsku. See ei pruugi isegi kõikide kohta mingi argument kehtida. Ma tegelikult tean väga hästi, milles see probleem seisneb. Kui mina oleks postitanud täpselt sama asja sinna Threadsi, mitte ükski mees poleks sinna midagi kommenteerinud. Lihtsalt nad nägid võimalust, kuidas nad saavad naise tähelepanu. Et naise tähelepanu, sa saad ikka nii, et naine ütles. Ja siis sõimad teda, et mida sa küll ütlesid, siis sa saad nagu vastu kommentaari ja siis sa saad uuesti kommenteerida. Kontakti saad naiste rahvaga. Sest nagu temaga pole pool aastat ükski naine suhelnud. Kassapidaja ei ütle tere isegi. Raske. Ja Facebooki pensionäride grupis ei kirjuta talle ammu keegi vastu enam. Ta leidis lihtsalt ühe, kes viitsib. Ma otsin seda Threadsi praegu, mille peale kõik närvi läksid. Ma kirjutasin purjus peaga selle, see ei ole nagu midagi, mida saaks nagu tõepõhjana võtta. Telefoni terveks kukkus maha. Otsi siis oma Threadsi, aga ma ei tea. Mina arvan küll, et see on pigem tähelepanu otsimine. Ma kirjutasin, et me tegelikult ei vaja ju mehi nagu milleks. Sina kirjutasid nii või? See on jah. Aga see pidi nagu naljaga olema. No jaa, aga võib-olla on asi tänapäeva ühiskonnas, et meil ongi tekkinud hästi palju siukseid inimesi, kes arvavadki, et neid inimesi ei olegi vaja, mille jaoks need naisõiguslased. On see kogu intsel teemad ja niigi kogu aeg öeldakse, et enamus mehed on mõttetud ja või selles mõttes, ega ongi tundlikud ju. Tinderis kuradi matche ei saa. See öeldakse, et pole vaja ka veel sind. Kohutav. Karm nali, vaata. Lihtsalt. Ei, ma kirjutasin, jah. See on, kuidas kellegi nali meeldib, vaata. See meil tuuri jooksul üks nali, mis oli koomikute enda vahel. Ühtedele väga meeldis, ühele ei meeldinud. Nali oli nali. See on vaata lamp, kui see nagu koomikuna ei suuda nagu... kui sa nagu nalja peale solvud, see on küll, sinust ei saa head koomikut nagu. Jah, sa oled koomik, nali on su leib. No teine asi see, et mul on nagu 3 õde, mul pole ühtegi venda. 3 õde ja ema. Ja nüüd mul on 2 tütart. Mul on nagu nii palju naisi kogu aeg ümberringi, kes kogu aeg tahavad mult midagi. Kui nemad ütleks, et meil polegi mehi vaja. Issand, see oleks siuke pingelangus minu jaoks. Nii teekski mitte siit enam. Yes! Ma tegin järgmine päev uue selle Threadsi. Okei, kuna kõik on nii tundlikud, siis tegelikult meil pole ju McDonald'sit ka ju vaja, nagu milleks. Seal on nagu väga veider huumori veel. Et nagu, ma ei ütleks, et ma nagu loeks, sest ma olen kurat, see on ikka hea nali küll nagu. Perfektne see sõltub sellest, et kuidas publik selle vastu võtab, ma arvan. Et ma arvan, et need, kes pahandasid, ongi need, kes arvasid, et sa mõtled päriselt seda mitte naljana vaata. Sest nagu tänapäeva ühiskonnas on järjest rohkem naisi, kes arvavad nii, et mehi ei olegi vaja. See on nagu see Jordan Peele ja see Jordan Peele Kiive, kes oli Jordan Peele ja see teine vend, kes teevad neid sketše, kus on see, et üks mängib naist ja teine mängib meest ja siis üks ütleb, et I'm excited for tonight. How long are you gonna take või midagi siukest? Me too. Ja siis ta nagu tema selle teise inimese nagu arusaamine on sellest, et me too. Vahet ei ole. Mul ei tule seda sketši praegu täpselt meelde, mis nad ütlesid midagi. See ei tundu väga seotud olevat. Oli küll seotud. See on see lihtsalt, et nagu näiteks kui sa loed mingid sõnumid kellegil on ja ütled, et ma olen nii elevil tänase pärast ja siis ta ütleb, et ma ka, okei, kus sa oled, oota korra,
midagi siukest. Ja siis ta ei vasta. Okei, ma ei tea, nevermind, mul läks mõte kaotsi. No, võib-olla veits saan aru. Ma üritan nagu seletada, et kes kuidas vastu võtab. Ja sa võid lugeda sama nagu asja väga erinevad. Jah, täpselt. Aga ongi see, et võib-olla 10 aastat tagasi see olekski naljakam olnud, aga praegu ongi lihtsalt neid postitusi on ka, kus inimesed arvavadki, mida nad... Seesama, et naine kirjutabki, et mehi polegi vaja. Naisena on see nii... eriti riskantne kirjutada, on ju. Et selles suhtes, kui mingi mees seda oleks teinud, võib oleks küll nagu... Kui ma ütleks, et mitte ühtegi naist pole vaja, kindlasti oleks seal ka nagu naisiks, mis asja? No, kes tule lapsi teeb? Hakkaks see ka pihta. See on kahtepidi, ma arvan. Naistel on see hea kaart kogu aeg välja visata, vaata. Aha, ei ole vaja. Ei sünnita lapsi ka siis teile. Plus, me oleme väga nagu... nii väga tahad veel naistele meeldi, et sa ei kommenteeri ka sinna alla ainult selle pärast, et sa oled kurat, laseme selle asja minna praegu. See ei ole seda väärt. See ei ole seda väärt. No mul vahel ei ole häid mõtteid, ma olen suht mõttetu. Aga postitama peab. Aga ei, see on mingi naiste teema, aga jätta kogu aeg mulje, et neil ei ole mehi vaja. Ei, mul on küll, aga mul oli väike viha meeste vastu millegi pärast korraks. See ongi see, et ma panen oma eraelu mõtted korraks kirja ja siis kõik interpreteerivad seda enda moodi. Minu meelest naistel on väga vaja meest kõrvale. Mis see ohkan? Jaa, mina hakkan rääkima. Ma hingasin. Täpselt nii on iga kord, kui mina hakkan naistest rääkima, siis Tess lihtsalt pööritab silmi ja ohkab. Aga mehed, need solvuvad nii kirgesti. Ütlen ühe korra naine ja juba silmad pöörlevad. Kuhu ma oma jutu käin? Et naised vajab mehi. Just, et minu meelest naised, kellel ei ole mehi, neil on kogu aeg pidevalt mingisugune vajadus tõestada, et nad saavad hakkama. Ja see on nii tüütu lihtsalt. Et nagu, ma ju tean näita, et sa saad hakkama, sa ei pea kogu aeg rääkima seda ju. Või miks sa kogu aeg demonstreerid seda, et sa saad hakkama? Ma saan ka hakkama ilma meesteta, See ei ole sama! Aga samas on ju nagu... See on nagu see, et tänapäeval teevad postitusi, et näed, ma maksin üüri ära ja pesin ise pesu ja tegin ise süüa. Nagu vau, sa said täiesti tavalise inimese asjadega hakkama, nagu bravo. Tegelikult see on mõndade inimeste jaoks väga suur asi. Ei, nagu mitte see, et sa maksad üüri ära, aga see, et sa tõused voodist püsti, sa pesed nõud. Ma võin omast käest rääkida, ma olen vahepeal niimoodi, ma nädal aega oma sitases elamises, mul on nõud igal pool, ma ei suuda mitte midagi teha ja see on nagu minu jaoks saavutus, kui ma nagu jõuan vetsu minna või pesema minna. Nagu ma ei räägi sellest, et ma olengi räpakoll, aga lihtsalt, ja ma ei räägi, et mul on depressioon, aga vahepeal lihtsalt ongi raske mingid teatud asju teha mõndadel inimestel. Ja kõigil on. Aga samas see ongi see, et sa ei pea seda sotsiaalmeediasse postitama, et saavutus see ei ole eriline, see lihtsalt Aga ma lihtsalt tahtsin tähelepanu sinna ka suunata. Ma tean, mul tuli just... Ei. Ma hakkasin just mõtlema, Facebookis on mingisugune naine, kes ka demonstreerib kogu aeg, et ta teeb elektritöid ja asju ja parandab asju ja et tal ei ole meest vaja. Ja see oligi, mingi postitus oli jälle, et ärge hakkage minu kallal ilkuma, aga kui ma praegu kruvi keera, aga need 2 juhet keeran lahti, siis ma ei saa särtsu, eks ole. Siis saad küll. Saad. Ära tee seda. Et see kogu aeg, see nõu küsimine. Ma ei tea. Nii nagu see ei ole, selles suhtes ei ole vale. Ilmselgelt minul kui mehel on ka abi vaja ja asjad, aga elektri koha pealt, ma ei tea, mitte sittagi näiteks enne. Et ma ei tea, mõni, ongi see, et näiteks Jana ütles, et autodes midagi, ma ei tea, arvutites mitte midagi. Ma olen pidanud SQL-is koodi kirjutama, ma tahtsin arvuti aknast välja visata. Mul nagu sõber õpib kõrval IT, et ütles, et see kõige lihtsam asi, mida üldse teha. Ma ütlesin, aga nagu ma nutan juba. Nagu mingid, ongi koma vales kohas, suur täht, väike täht, kõik on putsis. Mina ei oska seda vaata, sõber oskab, Janar oskab koodi kirjutada, ma tean autos. Inimesed on nii erinevad. Aga ma ei postita selle kohta Instas, et näed, ma tegin SQL-is koodi, bam, ma olen fucking kooder, ma saan hakkama. Ei ole. Äkki teemavahetus?
Kauri, räägi traktoritest veel. Keegi viitsi traktoritest kuulata. Kas sa vaatad vahest aknast traktorit ka, et kurat ei jõua ära, et saaks sulle selga ronida? Ei, kusjuures enam mitte. Kui ma väiksem olin, siis kindlasti jah. Kauri sai minu traktoriga sõita. Ja Belarussi ka. Sul ka või? Jah. Midagi, tirame maa inimesed. Ma ei teagi, aga tegelikult sai juba lindistatud ka ju. Poolteist aega. tundi. Ei, me võime veel teha. Meil ei ole Janarist jõudnud rääkidagi, meil staarkülaline siin. Küsigi veel, siis teil on veel küsimusi või? Ma võin ise genereerida küsimusi. Mis on kõige ägedam seik sinu elus, mis on nagu, kui ma ütlen, räägi midagi ägedat, mis on juhtunud suga, mis sa praegu peast tuleks? Räägi mingi sotsiaalmaja naljakas lugu. Sotsiaalmajas või? Meil lihtsalt on nagu tore, tegelikult meil on lahedad tüübid seal. Üks üritas sebida mind. No, kes ei oleks üritaks, on ju. Aga see, ei lihtsalt sotsmajas on nagu tore on, et on siuke grupp enam-vähem inimesi ja saab, ennem oli vaata, meil oli siuke ühine hobi oli alkohol. Nüüd ma natukene on sellest grupist välja jäänud, aga nagu tore on väljas käia vaata sõpradega ja nagu kui sa jooki paned, sa unustad ära, et sa kõige 8 ratastoolis tüübiga oled nagu veits veider on, kui sul ongi nagu kõnniteel on ummik nagu tipptund. Ja selles suhtes. Aga ei, eks ikka tore vaata mingi 5 hommikul oled väljas. Teil pannakse ikka nagu normilt jooki seal nagu praegu. Muidugi. 5 hommikul väljas, käid seal T3-s, räägid eksootiliste naistega. Eksootiliste. Jaa. Kas sa tahad mu tooliga sõita, baby? Mul on tegelikult hea küsimus kõigile. Mis on teie esimene mälestus elust üldse? Nagu millal te saite aru, et ma elan? Nagu et consciousness. Ei mäleta. Martin, ütle jah. Ei, praegu ma ei mäleta. Kas sul on endal on see kindel kogemus või? Jah. Mis sul oli siis? See, kuidas, kas te teate siukest kohta nagu Vasseliina? Aine. Ma olin 4-aastane. Mu vanemad viisid mind iga suvi vanaema juurde, aga mulle ei meeldinud seal vanaema juures ja siis ükskord ma otsustasin, et ma võtan oma ratta, millel on 2 abiratast veel ja ma hakkan Vasseliinast Tartu poole sõitma. Ja ma jõudsin 3 kilomeetrit maanteele välja. Ma jõudsin mingist kirikust mööda, vist 3 või 4 kilomeetrit sõitsin ja siis mingi auto peatas kinni ja mingi pere oli peal seal ja siis nad küsisid, et kullakene, kuhu sa lähed? Ma ütlesin Tartu. Ja siis nad ütlesid, et aga kus sa tuled? Vasseliinast. Aha, okei, aga kullakene Tartusse on natuke pikk maa. No okei. Kus sa elad siis? No vanaema juures. No aga äkki me viime sind tagasi? Ma ütlesin, ei. Ma läksin ikka nende auto peale, siis nad andsid mulle pulga kommi, need viisid mu vanatädi juurde, siis mu vanatädi helistas selle laua telefoniga, kus sa pead valima seda ketrama, vaata neid numbreid, helistas mu vanaemale, ütles, et kuule, Tess hakkas Tartusse sõitma siin meil, et ta tuleb nüüd tagasi koju. Ja siis ma läksin tagasi sinna ja ma ei saanudki vitsa tookord. Aga sellised on nagu siis mingi mälestus, mis sul lapsena on? See on esimene mälestus elust, mis ma mäletan. Vaata, päris tihti on see teema ka, et kui mina näiteks ei mäleta, mida ma ise mäletan või mida mulle on öeldud, et kuule, see juhtus sinuga. Ja sa vaatad mingit pilti, on ju, ja siis mõtledki, et mäletan seda, kus ma seal olin, aga võib-olla sa mäletad lihtsalt, et sa nägid seda pilti. Ja lihtsalt panid nagu endale mingisuguse oletused, ma olin seal, et ju ma siis mäletan, et ma olin seal. Ai, ma mäletan väga selgelt seda. Selles suhtes küll, aga Detailselt. Ma lihtsalt ise ei oska nagu seda öelda, mis seal oli, on ju. Sul on ka öeldud, Kauri, mäletad, tegid seda väiksena. Oi, kus sa ikka olid väiksena, tegid seda. Sa oled, kurat, mäletan, et tegin, jah. Kauri, mul on need pildid, kus ma olin, vaata vanastel kartulikastid siuksed, et laps sai sinna sisse pandud ja siis tekid äärdasse, et ei vigastaks ja siis ema ütles, et pidevalt Kauri lõi see nokku kuskile vahele. Eesed lapsena väntes, et ta kartsik, kui ma nagu jooksen õue peaga ringi, et see nokku nagu lihtsalt varsti tuleb küljest ära. Kogu aeg paljalt. Ei no ma olin mingi 3-aastane vist. 2-3.
sellega seoses ma mäletan seda, no mitte nokuga seoses, aga selle kartulikastiga ma mäletan, mul isal oli nagu muruniiduk, kes oli käru ja siis sinna sai siuksed vatitekid panna ja siis me vennaga sõitsime nagu kaasas, kui ta muruniitis, vaata. Siis me nagu magasime seal kärus kogu aeg. See on murutraktoriga või millegi või? Jah. Murutraktor oli käru järgi ja siis ta niitis samal ajal, siis me magasime seal. Me oleme üldse nagu supermagajad kogu aeg. Okei. Tuli meelde, et Martin on must 10 aastat noorem, et kui tema väike oli, siis olid murutraktorid olemas. Ja seda, kusjuures seda vanuse vahet ei adu vahest, sest nagu me ju nädalavastusi võime minu juures vaata. Noh, mina olen Kaurist 10 aastat noorem. Aga ikka magate üksteise kaisus ja saadate pilte mulle. Ja mu vend on nagu 12 aastates noorem, aga sa räägid, jood koos, sa ei tunne seda vanuse. Alkohol viib samale tasemele. Praegu just Martini vend saatis pildi viinapudel ja 3 pitsi. Miks ta kolmapäeval joob? Ma ei tea, need tähistavad seda, et pead kooli näha. Tal on ka kolmikpauk või? Ja see on nagu, kui mu isa selle podcasti avastas, ta tuli ka noh, et siis kui me raadios käisime, ma ei olnud veel öelnud, et mis podcast on, siis läksin koju. No pauk, kuidas läks? Tal on nii palju erinevaid nimesid. Siis tuleb räägid, teil see podcast, mis teil see 3 munni vaata, et noh. No igast. Ja siis tuleb, no spermo ja no igast põnevad. 3 spermi. Tal nagu ideid tuleb. Okei, aga meil läheb teema jälle lappama, vaata, kus pärast jälle kuulajad ütlevad, millest te räägite. Et see teema. Esimene mälestus oli meil on ju. Ma tahtsin seda öelda, et minu isa ostis nagu esimese murutraktori, mis üldse Eestist sai osta ja ma olin siis 5 aastane. Ütleb, et lähme teemast kõrvale, hakkab traktoritest rääkima. Ei, Martin rääkis murutraktorist. Mis ta ostis rublade eest? See lapsepõlve murutraktor, vaata. Mis ta ostis rublade eest selle? Viimased rublad. Ma kujutan ette, et ta oli see ikkagi nagu küla peal ikkagi väga tehtud mees või? Ta on jah, meil siuke, noh, ütleme küla peal küll, jah, meie enda küla peal vaata, küll. Mis ta nimi on? Võib öelda või? Ei, lihtsalt eesnime võid öelda ju. Kõrdi keegi Google'st otsima ja hakkab. Ma ei tea, kas isa pahandab. Vahet selle eest. Talle meeldib tuntud olla, ma arvan, nii et minu isa on Heiti Sosi, kuulus turismiärimees, põllumees, küttepuude müüja isa. Ja muidu mõnus mees. Lihtsalt isa. Ta on kõigi isa. Näilist Heiti nii tehtud mees ostis kui murutraktor ja vaata mutid käisid rääkimas. Issand, traktor ainult muru jaoks. Raha liigub, noh. Seal talus on jõukust. Jah. Aga ei, esimene mäles, et kus ma elan, see on see, mul oli, ma ei mäleta tegelikult, vaata kui mõtled esimest mälestust, sa ei saa aru, kas see oli nagu esimene õudusune nagu, või siis esimene mälestus. Näiteks mina mäletan seal, ma ronisin lauda lakka ja seal oli hiigel suur kass, nagu hiigelkass. Noh, minu vaatest vaadates kass oli sama suur kui lehm. Aga lihtsalt, ma olin lihtsalt kui väike poiss olid siis? Ma ei tea, mingi 2-3. Ei, ma räägin, et kui nagu suuruselt, nagu, mitte see, aga see suuruselt nagu. Jah, Kauri näita. Kui pikk sa olid ise? No siuke vist. Kass oli see jaoks suur, okei. Oli küll, jah. Ma mäletan seda, et mul olid vanaemal olid siis veel olid lehmad ja siis mäletan käisin temaga laudas kaasas ja siis lehm tegi muu ja see oli nii kõva, et ma ehmatasin. Ma näiteks kartsin ilutulestike pauke hästi kaua kartsin. Ma nagu ei meeldi. Kas teid on kunagi kukk taga ajanud? Jaa, on küll. See on traumeeriv. See on ema on rääkinud mulle seda. See on traumeeriv. Kas te koeralt või kassilt? Koeralt olete kunagi hammustada saanud? Jah. Ma sain kunagi väikselt naabri koeralt oli ketis tahtis, siis ta võttis jalast. Mul ei ka. Ei võib-olla, ma ei mäleta otseselt. Siin tahetakse... Janar, sa oled ka talus üles kasvanud, jah? Näh, põhimõtteliselt küll, jah. Mingi maani. Mis mälestused sul sealt on? Noh, kuradi... Tööd on palju talus ja tegelikult on tore, vaata, sest noh, kuskilt toodud mingisugused puud, vaata, isa kuskilt sai puid, naelu, kuradi kõik onniks ära, vaata, isa tuleb koju, jälle ehitusmaterjal lihtsalt ära raisatud. Keegi otsast jälle mingisugust onni hakata ehitama. Tere, me ehitasime ka räigelt putkasid igale poole. Voodrilauad jälle läinud. Unistus. Et selles suhtes tore on ehitada ja lihtsalt kaevata ja igast lollusi teha, vaata. Ja noh, saad ringi käia ja aga noh, seal
muu mõttes ikka väike laps, siis nii palju nagu taluelus ei ole ju. No. Ma ei tea, sul olid lehmad ja mingid asjad ka või? Heinaga tegid või? Teil põld oli? Ikka jah. Nagu, mida sa seal teed, keegi traktoriga teeb seda, on ju. Aga selles on heinarullidega lahe mängida, vaata. Lükkad üksteisel peale, neid see kuradi. Ei, tore on vaata lükata kellegist heinarull üle, see on selline pull. Me käisime ka, meil oli nagu sead, siis isa võtsid põhku nagu rullidega, siis seal rullide vahel mängida ja värk ja tegelikult ei tohti. Ühe korra panime vennaga, heinarullid põlema. See olid mesilased ja või erilased ja mõtlesime, et tegelikult me leidsime tiku ja tahtsime asju põlema panna, siis mõtlesin, et kuule, mäletada, seal olid need heinarullid, vaata, seal olid need erilased, paneks need põlema ja siis pool küla põles. Ei, me teesksime, et me pole kuulnudki seal, keegi suvad seal tuleb toss, ma olid, kus? Erilased. Ei, nagu sa ei saa tunnistada seda pattu üles. Ei saa. Ei, pärast ütlesime, et võib-olla oli jah, kes seda teab. Vanaema mitu aastat ei lubanud enda juurde. Kuradi bandiidid. No see on veits kuradi nagu... Pyromanid ja... See on päris karm lüke nagu. Me paneme pool küla põlema. Ei tea, mingi 30 heinarulli oli seal vist või midagi siukest nagu. Türa norm kahju, no. Õnneks oli põllu peal, vaata, mingi küünisi pannud põlema. Aga need lapsed on ikka tikud saad käts. Siuke, tahad näha seda tulevõimsust. Mingid patud on igal ühel kindlasti, mis on siuke, et sa ei julge tunnistada, et alles võib-olla mingi 30-aastaselt julged tunnistada, et tegelikult see oli mina. See on nagu mulle anti, vaata mille turismitalu ees, me käisime autoga nagu sõitsime, et koristada või teha, tuua, viia. Siis mul mingi 10 aastat vist lubati juba autorooli, et võid siin õue peal küll sõita. Tagurdasin ühe turistile, siis keegi ei näinud. Meie autol väga suurt mölki polnud, turisti autol oli väga suur mölk. Mõtlesin, et äkki ta ei märka. Ja kui ta ei märkanudki, või märkas, mõtles, et ei, see on kuskil mujal tehtud. Et ühesõnaga, ma julgen kellegile rääkida, isale mitte kellegile. Isa hiljem vaatas meie autot, kuskil parklast on see mölk ka tulnud. Sai natuke vihaseks. Isalt kõrval. Õnneks läks mööda see olukord. Kusjuures see on see maaelu in a nutshell nagu, et ma mäletan, ma hakkasin isale kainekat sõitma küla vahel, kui ma 12. Ema oli, mine too isa koju. Et nagu, sa ei saa mujal seda. See on päris lahe, et sa saad sükust kogemust. See on nagu kõva minna autokooli ja siis sa ütled õpetaja, et ma tegelikult juba 10 aastat olen sõitnud. Või siis see, et saartel on ka ju samamoodi nagu maaelu, et ma käisin Kihnus kunagi, kes ma ema isaga, mingi isa töökaaslastega, vahet pole. Ja ma olin 16 ja siis olid seal mingid külapoisid, kelle ma ka tuttavaks sain. Ja siis oligi see, et me sõitsime autoga ringi seal ja juht pani laudurit ja sõitis. Mente ei ole, reegleid ei ole. Kihnu drift. Janu oli Janu oli. Mis teed? Ongi. Suht rets tegelikult tagasi mõelda. Ai jah, pigem ärge sõitke purjus peaga nagu. Nope. Mina ka ei propageeri. Ongi oma 10-aastane laps kainekaks. See on lihtsalt see, et nagu Martin ütles, vaata, et maal reeglid ei kehti, et 12-aastasena rooli. Saartel ka ei kehti vist, sest seal ei olegi politseid. Ja kusjuures mul oli nagu paik, on ju, mis nagu ka kuidagi oma peas... Nagu, ma olen maal, nagu, kui ma kodust välja saan, siis meil nagu külas siis reeglid ei kehti, vaata. Ja siis nagu keerad paigil normilt rutsivad, meil on siuke mõnus pikk sirge ka. Siis vaatad nagu, lased seal 2 sotiga külast välja ja siis vaatad, mingi Škoda tuleb vastu. Siis täiega laks, kuradi pidurid peale vaatasid, mõtlesid, türa naabrimehel on ka sinine Škoda reis. Mõtlesin, ma jään siin, türa sa kärutad siin reis päise päeva. Aga see oli ja see hetk nagu kuradi vaatad siis pidakat, vaatad sellest, tegelikult siin on ka riiklusreeglid, et nagu, võib samamoodi vahel. Järgmine podcast me teeme niimoodi, võta shot iga kord, kui Martin ütleb roppuses. Jah, me peame need roppused Martinil kontrolli alla saama. Ei, me võtame lihtsalt shot, ei, Martin peab ise iga kord shoti võtta. See töötab kindlasti. Ei kui see häirib, siis kirjutage kolmikpauke@gmail.com ja avaldage arvamust. Ai, tegelikult Martin ema, palun kirjuta meile. Mis kirju? Kõike. Elust. Tagasisidet tegelikult oleks ka tore saada selles suhtes, et kas tahetakse... Ei, nüüd hakkab ainult tagasisidet. Jah, kõik mehed kirjutage Tessile, miks mehi on vaja.
see on päris see, mida ma mõtlesin, aga võib-olla lihtsalt see, et kas ongi teemad liiga laiali valguvad, kas... Aga samas see on podcast. No jaa, või siis näiteks... Me räägime juttu kõigile. Ega see Aktuaalse Kaamera reportaaži siin ei tee, noh. No tõsi, aga lihtsalt, ma ei tea. Mulle meeldiks lihtsalt tagasisidet saada, et kas on hea või halb, lihtsalt, et nagu me teaks, et inimesed kuulavad. Kus te olete Spotify's või kuskil Apple podcasti või YouTube Musicusse. YouTube'i küsiti isegi, et kuna me paneme. Küsis keegi või? Ja tahetakse videoversiooni ka ikkagi saada. No proovime hakata. Aga eks igaüks asi võtab aega. Aga praegu on hea Spotify's seda statistikat vaadata. See on nii detailne. Seal näitab täpselt, kust maalt kuulati meid. Poolast ja Austraaliast ja igalt poolt kuulatakse meid. Austraalias on jah päris palju tuttavaid mul. Poolas on. Ise ei ole tahtnud Austraaliasse minna farmi või? No hilja juba. Ei ole, nüüd on 35 jälle see. On ka 35 või? Kauri on nagu suva, mul on 2 last, aga ma lähen. Sa oleks tegelikult väga hea tööline seal ju. Ja Kauri teeks kohe 1 miljoni ära. See on täitsa mõte ju. Sa saadki minna teha inglise keeles maike seal ja minna põllule tööle. Lapsed võtan kaasa. Võtad või? Selle ingliskeelsete maikidega, siis ma pean minema vaata selle nagu distilleri käsus Saksamaal on ju. Siis ma küsisin oma distilleri käest, me oleme Münchenis, et kuule, kas sa tead, kuidas teil nagu see skeene on, et kas Münchenis mingid open mic või midagi ka on, et kui me seal juba oleme, et läheks teeks. Siis ta vaatas otsa, et me oleme sakslased, me ei tee nalja ju. Ja oligi lihtsalt kõik. Aga Dan käis Berliinis ju. Aga Berliin on nii international linn, et see on nagu... Ma usun, et kindlasti Münchenis midagi ikka võiks olla. Ma tahaks küll Saksamaale minna. Ma tahaks neid Frankfurterit München tundub küll väga lahena. Proovida. Sa ei ole ennem käinud, on ju? Kus kohas? Münchenis. Münchenis ei ole ju. See tundub väga lahena. Ma Berliinis ja siis Põhja-Saksamaal käisime seal igal pool. Aga ei, tore on selles suhtes reisida. Ma ei ole väga reisida saanud. Millal sa oled sinna siis? Ma ei tea veel. See on lahtine. Ta pidi juba eelmine aasta minema. Ei oli ju showsid ei saa teha, kuradi ei no jaa, meil oligi, no plaanid muutuvad, sest meil nagu need asjade tarnijad lihtsalt, need ajad pikenevad kogu aeg, me ootame oma näidiseid asju. Saksa bürokraatia. No ei, jaa, räägivad saksa täpsuses, need üle süka nuss on nendega kogu aeg täiesti perses. Ma ajan nagu hiinlastega asju palju parem. Nii hao. Ei, inimesed vastavad sulle, klienditugi on väga mõnus. Nii tšausame mingse. Sa saad tähelepanu küsid, saadavad, no kõike saab. Saksamaal, ma küsisin Saksamaalt omale 2 tootjalt destillaatorile pakkumist, see on see masin, millega alkoholi tehakse. Nad isegi vastanud mulle. The audacity. Vales keeles küsisid äkki. Ei, ma lasin... Ich möchte alkohol machen. ma lasin nagu oma destilleerile saksa keeles ka kirjutada ja nad ei vastanud sinna. Ütle Alice Klaar, Valge Klaar. Helista. Hallo? Kusjuures ma kuulsin, kuidas mul sõbranna rääkis saksa keeles. Neil on nagu mingi lõunamurad ka vaata. Ja reaalselt need inimesed ei hinga, kui nad räägivad nagu Eminem, kes reaalselt seal lihtsalt laavad, mitte midagi aru ei saa. Lihtsalt kõik on üks pikk sõna. Ja lihtsalt kõrval juba vaikselt. Saksa keeles on ka nagu nii mingisugused kuradi 50-tähelised sõnad, See on umbes nagu soome keel. Ma tean, et Krankenwagen on kiirabiauto. Krankenwagen. On jah. Ja need on need head TikTokid ka. Või siis, kui tahad süüa, siis pommes mit majo, siis saad friikad majoneesiga. Mul läheb kõht tühjaks nüüd. Mul ka. Lähme sööma. Sööma? Jaa. Ma pean nüüd Janari ära viima. Jah, saad sõita selle uhke autoga. On auto on jah. Mäletad, sa ütlesid mulle, et see on emotsiooni ost. See ongi. See on vajalik samas. See oli päris hea emotsioon, mille pealt sa ostas. Palju see plekkis üldse? Kokku must läks mingi 24. 1000 või? Või eurot või? 24 000. Issand jumal. Kindel, et mingi slottides ei olnud midagi. Ei no selles suhtes, ma ei tea, palju muidu tavaline siuke auto maksaks. Tavaline auto, see on väga hea. Tavaline auto maksab. No minu autod maksavad mõlemal mingi 5000. No jaa, aga kui sa ostsid uue täitsa uue või? Endale Volkswagen. Ei ostnud, see ühtegi uut pole ostnud.
Volks maksis mul mingi 7000, kui ma ostsin. Honda maksis 10 000. No jaa, aga ikkagi nagu see mul läbisõit oli nii väike esiteks. Ma ei tea, see tähendab midagi või? Plus sittagi. Keritud piln. Ise ütlesid kuradi nii uhked, kuradi need pidurid ka töötavad, siis ei saa niimoodi sõitagi. Harjumatult hea auto, ma olen nagu harjunud, et käigukangiga peab ikka natuke jõulisemalt ringi käima, aga seal oli jah, sidurid, pidurid, kõik asjad töötasid uskumatu. Pole ammu siukse autoroolis on. Meil oli linnameeste autod, vaata. Ei, no selles suhtes jah, et tegelikult ma arvan, et tuuri jaoks on kindlasti ära kulunud juba. Ei, seda muidugi. Mitte ainult meie tuuri jaoks. Jah, selles suhtes. Plus, mõnus on ikka, kui nagu saad tegelikult toas ka, autos ka olla, ei pea pagassis olema. See oligi nagu üks. Muidu meil oli Kauri Volkswagen transport ja siis lihtsalt Jaanar oli pagassis. Aga samas mulle meeldis ka pagassis. Ma olin nagu seal ikkagi nagu Pipp. Eraldi. Ja vaata, sealt sa julgesid karjuda ka mingeid asju. Vahest mul oli hea mõte, siis mõtlen, vaata, kas ma neile ütlen sinna ette nüüd. Nad nagu nii sa taha tulla. Aga nüüd on seal kõrval mul mingisugused. Saad kohe lõuga midagi ütleda. Seda küll. Nüüd kui Tess veel istub su kõrval, hakkad midagi naiste kohta rääkima. Ei, me üldse oleme kuidagi liiga. Sinu see transporter oli ka nagu peobuss rohkem. Mul on ikka maru vaiknena. On küll, jah. Jube vaikne mul seal autos tavaliselt. Aga mis seal on siis? Levo, Rivo. Ma mõtlesin mootori mõttes vaikne. Ei, mul on nagu üldse vaibi mõttes. Okay. Levo, Rivo ja Mikk, nagu mis pidu seal on. Või Levo, Rivo ja Tess. Oi, meil oli ülivaikne. Kablist tagasi sõit, kui meil oli väga lõbus sõit. No. Aga tegelikult ma ei jaksa ka peale show'd vahepeal, ma ei migreen ka. Ja ega kui mind ja Martinit pole, siis teil ei ole millestki rääkida. Pidu ei ole ka. Jah. Vaatasid, kui me seal Hondas jõime Martiniga aegsid, vaatasid seda Rivo kadedat nägu. Oli jah? Ei, meil oli sitaks. Kas on öelda, et ta tahab ka surnuks juua? Meil ei olegi tegelikult olnud ju sellist, kus kõik me kohal oleme ju. Peale show'd vaata, meil ei ole mingit tähistamist olnud koos. Alati on keegi puudu. Mustas oli, aga nagu siis sa ei tulnud. Aga mis me teeme? Hakkame siis tegutsema. Tõmbame otsad kokku, lähme Maigile ja teeme nalja. Ma pean veel mõtlema oma seti läbi. Jah, meie olime Kolmikpauk podcast. Jälgige meid Instagramis. Podcasti Instagram on siis Kolmikpauk. Kirjutage meile meili tagasisid, nalju, lugusid, kõike kolmikpauk@gmail.com. Ootame sponsoreid Elronilt või kütuse firmadelt. Tahaks kaarti, jah. Pakun, et Tess sulle nagu tupsu mingisugune bränd sobiks ka, on ju. Ma tahaks maha jätta. Jälgige ka meid sotsiaalmeedias, mina olen Laasik Martin, Telika Tessu, Kauri Sosi ja Jaana Peterson. Jah. Aitäh, Janar, et sa tulid meile täna siia stuudiosse. Kindlasti kutsume veel. Avapauk, okei, ma üritasin teha. Meie podcast kaotas täna külalise süütuse. Või külaline kaotas süütuse, me ei tea. Okei. Janar, ütle lõpusõna, mis sa soovid meie podcastile? Soovin teile edu. Tavalise keskmise podcasti kestus on 5 osa. Tehke üle. Meil on 4 juba tehtud. Oh yeah, me pürgime kaugele. Ja me olime Kolmikpauk ja aitäh meid kuulamast. Aitäh ja tšau. Kolmikpauk. Kolmikpauk. Kolmikpauk.